mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid vaatavad ja kuulavad, ükspuha mis ajal, ükspuha mis vidinast, mehed ei nuta eetris, Tarmo Paju Delfist, Peep Pahv eriagendina kuskiltki. Ja, tervist. Jaan Martinson Delfist, Eesti Päevalehest ja igalt poolt mujalt. Ja kusjuures ütleme niimoodi, et me teeme taas kord otse saadet, mis on oleme heas hoos, ütleme selles heas rütmis, otse saate rütmis. Vasti vist saab üldse ju pikalt selles mõttes, et te lähete pausile, eks ole, kuuks ajaks. Ja. Noh, siis on neil nagu... Jaan kuskil rallile ei lähe või? Ei lähe. Keenia jääb vahele, eks ole? Keenia jääb vahele. Seal selles Keenias olla ka mingisugune täielik java, vaata meil tulevad materjalid, ma ei tea, kuivõrd sa oled seda silma peal hoidnud, eks. Et siis fotograafidel oli siis eelmine kord see, et ei tahetud selle fototehnikaga üle piiri lasta, see oli mingi täielik kamm. Ja umbes nüüd on niimoodi, et nad peavad esitama siis absoluutselt eelnevalt kõik vidinad, mis neil seal fotokotis on. Ja siis nimekirja nendest vidinatest ja siis võib-olla probleemid kaoda, sa kujutad ette, sa tead ju poja järgi, mis vidinaid see fotokott täis on. Täielik peavalu, aga noh, ei, meil, no kuule, kus sa saad Eestis nõuksed ärevad ajad, ma ei tea, mis Eestist nüüd see saab, et kõik see roosa udu on sealt valitsus. Peep, ma kujutan ette, et eile ikkagi reaalselt andis vaba päeva, ma arvan, esitaks andis meeskonnale vaba päeva. Ei andnud või? Sel puhul just tegime trenni, et selline rõõmus hetk. Nüüd saab hakata, nüüd hakkab, see on see, et nagu vaata teinekord teed nalja kuskil omavahel mingisuguses asjas, et noh, ma võtan nüüd soojendustressi maha, nüüd läheb päris asjaks nagu. Okei, siit see Keila tõus algab, et kui sotside roosa udu on Eesti kohalt peletatud. Et kui me oleme saanud spekuleerida siin selle üle, et kas Keila kaotuste seeria algas Kristjan Kasemetsa lahkumisest või hoopis abitreeneri lahkumisest või mingi kolmas asi on seal, siis tegelikult nüüd, kui sotsid on võimult kadunud, nüüd tegelikult toimub see õige vabanemine. Täpselt õigel ajal ka veel kusjuures. No play-off on ukse ees. Ja nii oligi mõeldud. Eks mul oli seal, ütleme, Reformierakonna ladvikus see asi nagu läbi räägitud. Jah, kuule, aga mida te rõõmustate, et kui nüüd siis need reformarid saavad asja täiesti enda kätte ja kedagi ei ole neid takistamas ka. Nad lubasid, nad pöörduvad nagu vanade liistude juurde tagasi. Et jah, ühesõnaga ütleme niimoodi, et sotsid, nagu mina sain aru, kõik need maksud, automaksud, kõik muud asutuste, firmade tulumaksud, kõik kätetöö, eks. Ja vaene Reformierakond, noh, oli seal lihtsalt nagu puudlina. Aga nüüd saavad nad tõsiselt ise aukuma hakata. No muidugi võimas Eesti 200 tuleb ka veel kõrvalt juurde ja noh. Vaat see muidugi ma oleks veel parem meeldud, kus Eesti 200, mis on nagu marginaalne partei ju tegelikult. Et võib-olla nendest võid ka ära vahetada, et võtnud siis Isamaa sinna asemele. Isamaa ei tule. Kust ta sul tuleb? Enne valimisi ei tule ta kuhugi. Ainult ju pakkumises. No mis pakkumises? Urmas Reinsalu nagu sa arvas, et tuleb ainult peaministriks. Ei, aga muide, siin mul oligi mõte. Kui Kristen Michal oleks riigimehelik ja valutaks südant Eesti pärast, ta teekski Reinsalule pakkumise, et palun, tule valitsusse, hakka peaministriks, paneme siis valid endal ministrikohad ka välja veel, eks kõik nii, ja hakkame sinu järgi valitsema, sellepärast, et me valutame tõesti südant Eesti pärast. Miks see võiks nii olla? Miks see võiks olla? Ikka. Ei, no, mis need valimised, siis neid pole üldse vaja siis? Ei, no ega tegelikult iseenesest ei ole, kuidas Ameerikas on, eks seal pannakse president paneb valitsuse paika ja rahulikult. Ei tea, ma olen üsna edukalt suutnud, ma ei tea, kas keegi teist käis seda Reformierakonna etendust vaatamas. Kahjuks ei saanud, oleks taht minna küll, aga ei õnnestu. Seal on üks, noh seal enamik oli Reformierakonnast, aga eks seal visati nagu muid killukesi ka õhku ja siis seal etenduse alguses oli üks selline killuke, mida ma kodus olen saanud üsna edukalt kasutada, et olen kehtestanud oma elutoast Urmas Reinsalu vaba tsooni ja siis just, et kui ta telekas ilmub, siis ma
siis ma kas panen mute'i peale panen mute'i peale või vahetan kanalit. Kole, aga mis sul Reinsalu vastu on? Ma ootan põnevusega ikkagi seda hetke, kui ta siis kritiseerimise asemel peab ka tegema midagi. Ei no jaa, aga küll ta on ikkagi olnud ju võimu juures ka. Ikka. No tähendab, selles suhtes, et Reinsalu on ikka väga okei. Isamaa on ju väga okei. Ei, aga tegelikult ma just mõtlen see, et kuskilt maalt võiks hoovad ka mingilgi määral olla presidendi käes. Vaata, seal on tuletan siis meelde, et meil ei ole presidendi nagu mingit võimu. Ei olegi, aga selles mõttes... mõttes... poolne amet natuke. Ja, aga tegelikult minu meelest ei ole ju see EKRE vendade Helme jutt, et tegelikult tuleks korraldada ennetähtaegsed valimised, valitsus minema saata ja ma arvan, et see oleks igati aus praegusel hetkel. No miks see täna ausam on kui kõikidel muudel kordadel, kui nii-öelda valitseva partei reiting langeb, ütleme siis madalamale kui opositsioonis olevate parteide reitingud, see on ju tavapärane jada ikka, sündmuste jada. Oota, ma saan sellest aru ees, kui ta langeb 40-45% peale, aga kui ta on praegu, no põhimõtteliselt, mis ta on 15%, no see ei ole ka ju okei. Kui nende reiting on kahe partei reiting kahe peale kokku on umbes 15%. Mida on sotsist vabanemise reformi reiting tõuseb? Ma ei ole küll kindel. No see vist enamike poliitikaekspertide arvates põhiline põhjus ongi, miks seda vaja oli. Et ega need muud põhjused nüüd ei kõla, nagu oleks täna tekkinud. Eile oli muidugi hea, ma vaatasin Aktuaalset kaamerat otse näinud, aga vaatasin õhtul järelvaatamist, just tassi vaatamist, nii-öelda valitsuse remondist räägitakse ja seal oli hea küsimus, et nii kaua võttis aega, et aru saada, et maailmavaatelised erinevused on nii suured. et selles poliitikud on ikka nagu talavankad küll natuke, see on selge, et ei saa olla reform ja sotsid ei saa mitte ühestki otsast olla koos ühes valitsuses, neil puudub absoluutselt igasugune kokkupuutepunkti. Ei no nad on ju siiski olnud seda väga suure aja. Olnud, aga ütleme ideoloogiliselt see ei ole võimalik. Kuule, aga Peep, kui nüüd hakata võtlema, mis siis juhtuks, kui näiteks sotsid saaksid kätte täisvõimu? Tähendab ühesõnaga näiteks 55 kohta. Aga seda ei juhtu kunagi. Ei, ma tean, aga ma kujutan ette, kui pekki nad selle Eesti keeraks. Laseks ikka rahulikult kogu selle Eesti õhku vist. Meil oleks maksud umbes 120%. Ma võin sind selles mõttes lohutada, et mul on kuri kahtlus, et kui keegi saaks üksinda 55 kohta, siis kes iganes see on, oma nurga alt keeraks selle asja tuksi. Sellega ma olen nõus. Muide, ma olin ääretult pettunud. Mõtlesin, et... Te olete mõlemad vanad sotsid ja vanad sotsi valijad ju. Oota, Peep. Mõlemad kusjuures. Mõlemad, ma rõhutan. Selles suhtes te olete ikka räiged nimukad, küll selge rootud. Peep. Kuule, ei ole sinagi siin kogu elu ühe partei poolehoidja. Ei ole sa olnud midagi, ära hakka. Nagu ideoloogiliselt ikkagi ma olen ikka ühes suunas püsinud kogu aeg. Inimesed arenevad. Kord on sotsid, kord on reform. Inimesed arenevad. Kord on Eesti 200, ma ei tea, mis asja. Erinevalt sinust, inimesed arenevad. See pole mingi areng, see näitab selgrootust. Oota, stopp. Ma rääkisin, et ma olen pettunud ja pettunud olen selles, et ma tahtsin ennast harida. Et mõtlesin, et mõni Pelliku raamat võiks olla, niisugune asjalik ka ja siis mõtlesin, et lähen ostan 2 raamatut, Karl Marxi Kapitali ja siis Marxi ja Engelsi kommunistliku partei manifesti. Ja ei olnud antikvariaalist saada. Et kõik on ära ostetud. Et ma arvan, et tuleks uus trükita. Ma tahaks tõesti lugeda kogu aeg, igal pool räägitakse kapitalist. Jumal, ma olen niisuguse eksamit teinud selle kapitali ja pluss siis selle partei manifesti kallal. Nüüd ma tahaks lugeda ka sealt, et millest nad siis seal kirjutavad. Mis on selle sotsialismi alus, aga näed, ei saa. Nii, aga enne kui me läheme ikkagi saate päris teemade kallale, on meil ikkagi üks selline väikene lingvistiline, väikene selline vahepala sissejuhatuseks ka siia saatesse. Ma loodan, et meie Rubilniku mees on väike lingvistiline. Me oleme siin suured keelehuvilised, Jaan just rääkis, eks ole, oma Peldiku raamatutest ja kõigest, eks ole, me teame, ta on suur keelehuviline ja mina ka ikkagi terve elu keele kallal vaeva näinud, eesti keele eest
noh, ütleme, valutame ka südant ja hoolt ja noh, sina peaksid muidugi veel eriti valutama, noh, Isamaa mehena ikkagi tänastel aegadel. See, mis nüüd tuleb, on üks väikene kõllikene, klipikene, audio vahejupikene sellest, mis toimus, mis ta nüüd meil on, millal te mängisite TalTechiga? Pühapäeval. Nii, pühapäeval. Mängu lõpuni jäi minut ja 36 sekundit. Oliver Metsale oli just tabanud 3 punkti viske, millel oli eelnenud siis Keila rünnakus. Teie võõrleeganäärid läks ummis jalu, viskas sealt peale kuskilt ja viskas mööda. Peep võttis time-out'i, jäi minut ja 36. Keila oli jäänud 4-punktilisse kaotusseisu ja hakkas lekkima, ütleme niimoodi. Nii, ja nüüd kuulame selle time-out'i, ütleme siis esimest 8 sekundit. Minus game plan. You need fucking understand plan. Nii, no kuuleme korra veel. Minus game plan. You need fucking understand plan. Nii, ja nüüd on küsimus meil suurte keelehuvilistena, et mis keelt me kuuleme seal ja mis elemendid kõik seal ikkagi nagu olemas on. Ja no ega rohkem ei olegi, see on üks väga lihtne küsimus. Ja ei, noh, mul on ka otsene küsimus, et kas osa treeninguid viid sa läbi vene keeles, kus iga teine sõna, nagu me kuulsime, on bljääd. Ma päris täpselt ei saanud aru veel, see vajab selgitamist, et me kuulsime erinevalt, kas see lause keskel oli veel nagu ka sõna fucking või see oli mingi tactical understanding või see oli fucking understanding bljääd. Nii ei tehta. Just nii tehaksegi, mis mõttes? Just tõesti mõtlema mäletan, mis ma ütlesin. Kuhu jääb, asudes ikkagi frontaalrünnakul, kuhu jääb ikkagi nagu püha eesti keeles seismine? Mis eesti keeles? Kurat on olemas eesti keeles, palju karvaseid sõnu veel, see sama trap, kes sul on seal, see viimasest sõnast muidugi see on üldse aru, eks ole. Sellest saab väga hästi aru. On juba selgeks saanud. Okei. See on nagu... See viimane sõna, seda ma tean, et see mul käib sealt tihti läbi. See on nagu... Kõikide ingliskeelsete juttude lõppu. Teie klubis on samamoodi, kunagi Gert Kullamäe näitas mulle, kui tema poeg Kristjan läks Hispaaniasse ja siis ta näitas, milline selline sissejuhatav materjal anti juba enne, kui ta polnud sõitma hakanud, anti nagu kaasa, et kus siin linnas asuvad need asjad, kus klubis, kelle käest saab, kui toru lõhkeb korteris, kellele pead helistama ja nii edasi. Et siis selles Keila Kuulbeti manuaalis on tegelikult kõik need Peebu tõlke nii-öelda nagu fraasid, olulisemad fraasid on ära toodud kõik. Ja sellega on siuke lugu, no jah, kas me vene keelt, me peame vene keelt ka vahepeal kasutama, vastab tõele, et see teeb nagu asja lihtsamaks, seal tuleb väga niimoodi nagu mitmekeelselt seda asja ajades, näiteks meil on üks mängija, kes väga hästi inglise keelest aru ei saada, et see kindluse mõttes, okei, ta küll ei olnud see osalenud seal olukorras, aga kindluse mõttes tuleb vahepeal ka vene keelt kasutada, vastab nagu tõele. Ja eestlastega räägid ikka eesti keeles ja siis... Aga miks nii ärrituda? Seal oli ju, seal oli ju see, kuidas see anekdoot oli, et lapsed tulevad lasteaiast kõik koju, kõik ropendavad vene keeles on ju. Siis mindi küsima, et milles on asja, ei, meil oli siin näed elektrikud ja üks hakkas seal üleval midagi tinutama ja all olevale mehele tilgutas sulatina krae vahele ja siis küsiti, et no mis sa ütlesid, ei, mis ma ütlesin, et ole hea vaissa, ära tee rohkem nii. No sa oled siin võinud ka siis niimoodi rahulikult rääkida. See oli väga valus moment, seda momenti ma saan küll aru, et see sisseminek oli kõige, mis ta tegi. Ära ei pannud seal muidugi, okei, oleks võid vea ka vilistada, oleks võid meile 2 visata anda, aga ei. Aga küsimus on selles, et tagasi tulles lihtsalt, nagu ütleme, oli nagu kaitse positsioneeringus nagu jäme eksimus, väga jäme eksimus, et ja see siis väljendus nii. Selge. Ma pean kusjuures ütlema siia jätkuks veel, seda ei ole helis nii huvitav kuulata, et üks time-out selles mängus oli veel ja see algas siiski tahvli mahaviskamisega sellise, aga ta algas tahvli mahaviskamisega, soovitan üle vaadata, aga kuidagi nagu selline nagu, oleks oodanud nagu kuidagi jõulisemalt. Kuidagi pehmelt läks nagu. Aga seda tahvel on nii palju kannata saanud, et ma toole lõpuni vastu peaks. Kuule, aga mul on Muuseas, üks väga hea tahvel on muuseas, seda huvitav tahvlitest rääkides. Ma olin suvel seal U20 koondises ja seal jagatakse neid FIBA neid tahvleid. Ja ausalt öeldes peale ühte mängu ma olid nii, tundsin siuke pinge, mõtlesin, et kurat, ma murran seda tahvli pooleks praegu. Ei läinud.
läks kõverasse, läks tagasi, siis vähele sirgis tagasi ja siiamaani on. Andsin selle meie duubelmeeskonna treeneril nagu töötapliks. Kus on progress toimunud ikkagi nagu igas peendetailis, et me hakkame siin kuskil saate jooksul rääkima suusakombedest, eks ole, ja mis jäikusega seal mingi niit kuskil on, aga näed, treeneri taktika tahv on pehmeks läinud. Ütleme see näiteks, mida ma praegu põhjus kasutan, see on selline tavalisem, ta on seest papp ja väljast metall või no metallimaadi asi nagu jah. Aga see on väga plasmatš, millest need vibatappid tehtud on. Aga muide, Peep, sulle idee, sul on niikuinii finantse vähe, et sa võiksid teha, sellel hooajal jõua, järgmine hooaeg võib teha niimoodi, et salvestada kõik oma minutilised vaheajad ja siis hooaja lõpus välja anda nii-öelda CD või isegi vinüülplaadil best of Peep Pahv. Aga mida sa ise oleks teinud, mida sa ise teeks üks olukorras? Tarmo on ka suhtes nagu väga rahulik. Nüüd sa oled mingi senn, oled siin mingid raamatud lugenud ja ma ei tea, mingid rohtu vingad endale sisse, ma ei tea, mis teinud oled. Aga tegelikult ei ole võimalik ju, ei ole võimalik, kalal ei saa ju minna. Ja selleks, et Õhtulehe seina sääst, et Tarmo üldse seda maja ära ei lammutaks, mäletad? Meil oli pappkast, eks ole. Pappkast ja kusjuures seal oli ka auk sees ju. Jah. Kõigepealt oligi seina, siis tuli auk, siis me panime selle pappkastid sinna, mida sa saaksid taguda. Mäletad ikka seda? No ma väga hästi mäletan. Aga ma kordan seda lauset, mis ma ütlesin siin saate alguses juba, kui me rääkisime siin hääletamisest ja poliitilistest eelistusest, et on ka olemas selline asi nagu areng. Inimene saab ka areneda. Võib-olla 10 aastat tagasi ma oleks nagu nuppu võtta teinud mõnele mehele seal time-out'i ajal. Aga nüüd see piirdus ainult mõne võib-olla õnneks ka mitte ega noored, kes praegu saavad, kuulsid nad nii seda aru, mis ma ütlesin, eks ole. Et selles suhtes nagu pole nagu vahet. Nad said aru, mis ma ütlesin seal inglise keeles, aga nad ei saanud sest, ütleme, aru nendest teatud võib-olla siis slaavipärastest väljenditest, mis sinna tulevad nagu iseenesest, nagu seda ei pane tähele isegi alati. Ei, aga äge igal juhul. No nii, enne kui Jaan juhatab sisse esimese teema, kuulame korra veel ikkagi. Minus game plan! You need nothing to understand plan! Me võiks oma need kõllid ära üldsegi vahetada. Saade läheb sellega sisse, absoluutselt. Jah, äkki Unibeti reklaam otsa ja usun, et... Autoritasu, ta korralik. Davai, mul praegu ongi natuke eelarves väike auk, et 30 000 kassa, iga mängimise eest. Ei, müün maha teile selle õigused, jah. Ütlesin praegu see ka, et siia pandi see. Kas sul oli õigus see siia panna niimoodi? Absoluutselt. Ei, kuidas oli? Ma tahaks teada, kuidas sul oli see õigus? Selle sisu õigused täitsa kuuluvad Delfile, jah. Aga see saade kuulub meile? Mis ilmub ka Delfis, nii et siin on, ütleme, ikkagi, ma arvan, on ikkagi, ma arvan, et ütleme nii nagu kunagi Mati Heidmets, ma mäletan, pedaloengus ütles sellistes situatsioonides, et see oleks huvitav debatt. Et selle üle annaks vaielda. Olgu, läheme nüüd spordi juurde. Läheme spordi juurde, kõigepealt räägime siis kergejõustiku sise EM-ist. Johannes Serm tegi vägeva võistluse, purustas Eesti rekord, võttis selle õigupoolest noole käest ära. Vägev tulemus, kõik, vägev jooks, mis iganes. 1000 meetrit. Ei midagi, 8 punkti ei puudu, 4. koht ja tõesti oli seal, kahju oli vaadata seda tablood, kahju oli vaadata Ermgis. Ei, ta pidi kahju. Ta ise ütles ka, et tal tuli pisar silma. Jaa, ei, sest küll kahju ei ole võib-olla õige emotsioon. See emotsioon, mis seda vaadates oli selline segu nagu hämmeldusest ja nagu vaimustusest ja arusaamatusest, et kuidas nii sai nagu minna. Tähendab, kuidas... See jooks ise, ütleme see 1000 meetrit tervikuna oli juba täitsa hullumeelsus ikkagi. Jah, see sama, kes pronksi sai, ta oli, mis ta oli 4 või 6 sekundiga parandas. Ma muidugi lugesin, kui ta tuli Erm üle finissi ja ma lugesin valjult sekundeid ja mulle tundus, et Erm nagu sai. Ei, mulle just tundus, et ei saanud. Aga me vaatasime koos Marusega kohe. Kurat, sa lugesid nii, nagu sulle sobib. Ei, ma vastupidi, kohe kui jõudis sakslane finississe, mul oli tunne, et see oli mingi 3,5 maks.
nojah. Et ta suutis kuidagi ikkagi nagu seal finiši sirgel suutis ikkagi nagu rippuda ära ja Ermist natukene kangestus ka lõpus. Ja, aga hämmastav oli ka see, et see oli niivõrd võimas 7 võistluseks. Et kõik see, mis seal tuli Euroopa rekordeks norralaselt ja teised olid ka ikka ülivägevad tulemused. Nagu öeldi, et teinekord sa saad selle tulemusega, mis Erm tegi, sa saad kulla, aga pronksist poleks sa kunagi ilma jäänud. Ja nüüd lajatatakse sulle nii vägev võistlus, et noh. Aga võistluse vägev ja mis nüüd ütelda ikkagi see mitmevõistluse tase, seda me nagu tükk aega me näinud ka siin mingi teatud 10 võistlus, tiitlivõistluste ajal ja ütleme, see kohati kerib ikka täiesti see tipp nagu hullumeelseks lihtsalt. Ulmesse täitsa. Et mõni aasta vahepeal on jälle siuke, kus ei pea nagu midagi hullu tegema, aga mingid võistlused on nagu järjest siin tekkinud mingitel aastatel, kus see tipp läheb ikka täitsa käest ära nagu. Ja, aga eelmisel EM-il ju nõks peale 6000 punkti sai see meie mees pronksina. Jah, sai küll, jah. Et aga võtame see Ermi, et okei, ta nagu medalit ei saanud, aga mis me ütleme siis, et võistlus oli nagu kehva, ei saa ütelda ühest otsast. Kui mees teeb Eesti rekordi, absoluutselt oma parima tulemused, mis ta nagu teinud on, siis ja saab selle 4. kohana, siis tegelikult ju võistlus oli ju tema poolt ka ju väga hästi tehtud. Lihtsalt sellel 2 päeval olukord oli selline, et sellest ei piisanud medaliks, aga seda nagu kuidagi nagu hinnata nagu, et ilma medalit jäämine nagu negatiivne nagu ka ei saa. Jah, aga samas tähendab see... kõik võitavad medalit, kõik läksid medalit võtma ja ma olen 1001% veendunud, et oma sisemises on Erm veel rohkem pettunud, kui ta seda kuskilt nagu välja näitas. Aga eks ta teab ise ka, kuhu need punktid läksid, eks ilmselt 60 meetri jooksu ja tõkkejooksu seal ikkagi läks neid sajandikke ära küll, vaata kehva stardi. 60 läks kohe vist, 10 läks ära. Ja 10 läks ära ja põhimõtteliselt kehva stardi ta ikka tuli sealt. Ja kaugus oli teine asi, jah. No ütleme, esimene päev ju tervikuna ei olnud nüüd, sealt annaks kuulis võib-olla mitte väga, aga sealt annab ju 3 alalt tegelikult mõelda. Eriti kui 8 punkti sul lõpuks puudu jääb, siis pole nagu väga palju vaja, piisab nagu ühest kõrgusest ükskõik kummal nii-öelda latiga alal või siis mõnest või paarist sajandikust kuskil sprindis. Aga see norralane Solheim, ma ei kujuta ette. Kujuna ta ei tundugi ju tegelikult nii nagu pagana võimas, aga kui sa vaatad, tal on ju kõik alasid teeb kuni 1000 meetrini teeb nii võimsalt, eks teivashüppe, kõrgushüppe, pekki küll, kuidas niukene vend saab, palju tal on, et 220 on isiklik mark, tundub nagu ebareaalne, eks. Ma saan aru, et Ermil või seal oleks see kõrgushüppe säärane, aga Et jaa, et selles mõttes saabki vaadata 2 otsast, et üks on see, ma arvan, nagu kohustuslik vaatenurk ongi see, et lõpuks on see üks võistlus Johannes Ermi karjääri paljudest võistlustest, kus ta on medalit jahtima läinud ja sel korral siis lihtsalt ei õnnestunud ja sellepärast ei pea nüüd hakkama nagu liiga suurt draamat sellest tekitama, seda enam, et lõpuks on ju mitmevõistlejate see nii-öelda nagu õige taimelava on ikkagi õige areen, kus siis eraldatakse, kes määratakse sinu karjääri defineerimine on ikkagi see, mis suvel toimub ja 10 võistluses toimub ja kui me siis selle pilguga seda võistlust vaatame, siis saame ka muidugi vaadata 2 otsast, üks on see sama ots, et pagan, et see suvine konkurents tiitlivõistluste medalite peale, olgu need nüüd sel aastal toimuvad või tulevased olümpiad, tundub, et kisub ikka nagu veel karmimaks, kui me võib-olla eelmine aasta juba nägime, kui karmiks see kisub, et üks uus nägu on ilmselgelt selle sakslase näol veel tekkinud, keda me eelmine aasta ei osanud veel näha, et see võib tulla sinna, ma ei tea, tundub vähemalt selle tulemuse pealt, et sinna 8, 6, 7... tal on 8 alad ikka kehvad. On, aga mitte nüüd nii dramaatiliselt. Vähemalt potentsiaal teha sellele, potentsiaal pretendeerida ka kümbismedalitele on tal kindlasti olemas ikkagi. Tegemist on ka väga noorega. Väga suurt hüpet, ütleme nüüd kohe. Ja ma arvan, et... aga ma ei räägi ainult 1 aasta kontekstis. Ei, pikemas kontekstis muidugi, aga praegu ikkagi tal on isiklik rekordis 8,2,5 midagi. Midagi umbes sinna kanti oli, et sealt medalile hüpata eeldakski mingi 500 punktilist. Aga 1000 ta võttis juba 6 sekki. Jaa, 1000, aga 1500 midagi muud. Ja teine asi, kui see kustumise võimalus on nii palju
on nii palju suurem. Ja kui sul on kettamark on 43 meetrit, no sealt on üks ikka väga kõvasti vaja, oda oli tal üsna kehva. No Erki Nool ka nüüd väga palju enamasti sinna umbes heitiski enamasti. Noolel olid hoopis teised trumpalad. Et noh, võtadki see sama Neugebauer ja siis 2 norralast on ju. Me ei tea, mis selle Lepagi seis on seal, kes eelmise hooaja sisuliselt ju vahele jättis, pluss siis see vanem põlvkond seal veel sekka. Ja siis Ameerikas tuleb niikuinii keegi. Ja ma ei kujuta ette, mida ei kujuta ette on see, kas teine imelaps siis Ehammer kavatseb kümpi ka nüüd tõsiselt veel ette võtta või mitte. Et noh, seal samal võistlusel oleks ta oma ju 7 võistluse kaugushüppega ka kaugushüppe kinni pannud, eks. Ta lähebki eelmisel hooajal ta ju selgelt kümbist ikkagi taandus. Aga nüüd, punkt 1. See, et Johannes Herm on suures mängus sees, juba see on asi. Ja teine asi on see, et 2 nädala pärast on Hiinas sise MM ja täpselt samamoodi ta võib hoopis seal medali võita. Mitte mingisugust imet ei oleks, kui ta seda teeks. Mis nagu minu arust on kõige olulisem isegi nendest vaatenurkadest on 3, mis ei loetlemata, on see, et pigem andis see Johannes Hermi võistlus olukorras, kus ma saan aru, et väike haiguse vimm oli sealt ka enne üle käinud ja võib-olla mingi mõju jättis. Pigem jättis sellise tunde ja mulje sisse, et ikkagi kuskil mingid, et on alust arvata, et ta kuskilt mingid punkte suudab eeloleval suvel juurde panna, et noh, mingi areng on toimunud, see sama teivashüppe isegi kui 5.40 ei alistunud ja ilmselt võib seal jäädagi, ma saan aru, asjatundjadki ei ole ühel meelel, et kas see teibavahetus oli seal nii-öelda põhjendatud või mitte, siis meil pole ammugi mõtet arutada seda, aga iseenesest see pilt nägi ju veenev välja, mida me tema esituses seal nägime, noh, pluss see sama 1000 sinna otsa ka veel, et selgelt on näha mingeid kohti, kus ma ootaks, on alust oodata, on alust rääkida päriselt ka Erki Noole rekordi ründamisest, mitte lihtsalt, et see nagu on eesmärk ja ambitsioon ja nii edasi. Ja, see on täitsa reaalne, et ta võib sellega hakkama saada, et siin ütleme, töö on käinud kenasti edasi. Nii, aga räägime ka teistest. Teistest ja, et täna oli minu meelest väga hea kokkuvõtte oli meil Õhtulehes, kus ilmselt oli see David Serp, meie legendaarne kolleeg, kes viskas välja ju selle küsimusmärgi, et tegelikult oleks Eestil võinud olla ka noh, kui Hermile pakkuda ka, et medalit oleks võinud teoorias veel 2 medalit tulla, üks oli siis Pihela, et kuna see pronks võitit väga odavalt, eks, mis ta oli 92, ehk siis tema isikliku rekordiga täpselt sama oli Nazarov, kui ta oleks isikliku rekordi jooksnud 60, oleks ka pronksi saanud, eks, aga samas jälle öelda, et nad midagi padu kehvalt tegid, seda ka ei saa öelda, eks, et noh, täpselt sama nagu meie tõkkejooksjad ja kõik, et noh. Nad tegid oma tasemel nagu ära selle asja, aga jah. Et eks see üldine tase on ikkagi kõvad. Aga üks, keda ma kindlasti vaatasin ja pühapäeval oligi teil põhjust vaadata, oli see soomlanna Saaga Vanninen, 22-aastane mitmevõistleja ja keda treenib Erki Nool. Ja seal oli 2 punkti, mis mulle nagu meeldis. Üks on see, et lõpuks meil on kergejõustikus üks treener, kes on võtnud absoluutse tipu ja teda ka edasi viinud. Et meil on neid treeninud teisi maailma kergejõustiklasi teisedki treenerid, aga kuivõrd nad on seda arendanud. Aga nüüd on Erki Noole käe all vähem kui pool aastat ja 150 punkti oma rekordile otsa ja kusjuures ta ise ütleb ka, et treeningud ehitati absoluutselt ümber, punkt 1, hakati rohkem rõhuma jooksule ja sealt tuligi kohe kaugushüppe parandus, 800 meetris parandus ja kõik see ja teine asi oli jõusaali tõmmati vähemaks, sellepärast et tal oli ju seljaprobleemid ja kõik nii, et ja teine asi on see, et minu meelest oli Erki Nool ääretult aus, et ei trummeldanud endale rinda pärast võistlust, kui Soome ajakirjanik Vestes ütles, et nii kõva sportlast ongi lihtne treenida.
Noh, ja teine asi on see, et ma eeldan, et siin et see on nagu pikk mäng ikkagi, et eks need erinevatelt aladelt treeneri vahetusi, mis annavad algul vägeva efekti, on ju nähtud küll ja küll, on ju, aga lõpuks eesmärgid on ju veel kõrgemad kui see, mis ta seni nüüd nende loetud kuudega on suutnud. Ja, aga nagu nad kõik need nii-öelda asjatundjad ütlevad, et tal jäi ju sellest isegi 7 võistluses maailma rekordist ei jäänud tal palju puudu ju. Aga siis öeldi, et no, ta on nii paduandekas tüdruk, et tõesti, et taevas on talle piiriks, keegi ei oska isegi aimata, mida ta suudaks korda saata. Noh, Erki Noole seda stiili siin ka natuke teades ja kuuldes, mis varasemate õpilastega ka, kuidas tal on läinud, et talle kindlasti siuke variant sobib, kui on siuke sportlane, kelle pealt saab väga kõvasid neid koormusi ja asju rakendada ja siukest hästi kõva trenni nagu teha, et see on kindlasti see idee, mis Erki Noolele nagu sobib tegelikult. Ja kusjuures ma ütlen, et ta viib praegu sportlast nii-öelda enda järgi sihib, eks, nagu ta ütleb, et jooksule põhinevad treeningud praegu, eks need ei kesta nüüd lõpmatusena kõik, aga Erki Nool oli, no tema edu oli ju ka kiirus, eks võtame kõik 400, 100, kaugus, teivas, kõik need alad olid ju põhinesid ikkagi ja suured punktid põhinesid tema kiirusel. Nii, aga hüppame nüüd talispordi ja suusalade MM-i juurde ja noh, selgelt 2 suurt teema plokki meid siin ees ootab, Eesti sportlased ühelt poolt ja siis kõik, mis käib Norra suusahüppajate ja mitte ainult suusahüppajate ümber teiselt poolt. Alustame kodusematest teemadest natukene, ehk siis võime vist kokku võtta selle MM-i ühest küljest tõdemusega, et kui me vaatame nagu alade üleselt, ehk siis paneme kahevõistlused, suusad ja hüpped ja kõik kokku, siis noh, ütleme, oleme rohkem pildil, kui mõelda nüüd nendele teise 10 kohtadele ja 3. 10 kohtadele ja rohkem pildil, kui siin pikal ajal oleme olnud. Aga koht on siis ikkagi Kristjan Ilves, ehk et sportlane, kelle ambitsioon ilmselgelt on võita medaleid, on ikkagi ka, peame tõdema, suureme võistluse järele selles seisus, kus isegi nii-öelda just kui nagu tema kontekstis suht okeilt välja tulnud hüppe tulemusena oli 11. koht maksimum, mis ta sealt välja suutis tol päeval vähemalt pigistada. Ja, aga kui me vaatame kogu võistkonda tervikut, paneme nüüd vaatame neid kohti, vaatame neid tulemusi, ja kui me loeme sportlaste nii-öelda võistluse eelseid sõnavõtte, siis mitte keegi tegelikult ei täitnud tegelik lootus ja mida nad ise ka lootsid, eks. Et meil käis ju Alvar Johannes Halevil jutt käis, et ta üritab murda ennast esikümnesse. Väga tore, 20 seas kohad, kõik fine, eks. Aga eesmärk oli teine. Täpselt sama oli Arti Aigroga ka. Et jällegi, kenad toredad kohad, aga ta ikkagi lootis sealt nagu natukene enamalt Ilvesest rääkimata, sprinteritest, teistest suusatajatest rääkimata. Oota, mis see tüdrukute plaanid oli? Minu tüdrukud ikkagi täitsa okeid ju. Jällegi, ka sinna 20 sisse üritasid. Jaa, tegelikult, okei, see, mis nad siin ise ütlesid ja tahtsid, aga kui nüüd vaatame meie nende suusatajate, jätame Ilvese korras kõrvale, võtame see üleüldse suusatamise kamba. Et just ma mõtlen murdmusuusatamise kamba. Et siis tegelikult minu arust see pilt on ikkagi ju viimaste aegade absoluutselt nagu parim. Absoluutselt. Et selles suhtes ei saa nagu ütelda, et kui vahepeal olid, kui suusatame täiesti madal seisus, olid ikka hetked, kus nagu meil polnud mitte midagi nagu tahta või polnud lootustki pääseda kuskil 30 hulka või naiste tasemest üldse rääkimata, see nagu polnudki mingit taset vaja. Sotši olümpial oli parim koht 40. Ja pärast seda veel on, aga nüüd on ikkagi, ütleme, mingisugune baastase on tekkinud, kus teatud sportlased ikkagi, ütleme, oma normaalset võistlust tehes suudavad tulla juba igal juhul 30 sisse ja sealt on jälle see lootus heal päeval olla siis, ma ei tea, 20 sees ja veel väga heal päeval siis võib-olla jõuda ka esikümnesse, et okei, võib-olla need tulemused ei saa öelda, et Indile 5 olid MM-il, aga need tulemused jätavad meil nagu selle lootuse, et suusatamises võib lähiajal ikkagi tulla ka natuke paremad tulemused, mingi
no Tarmo räägib siin suurest arengust isiklikus plaanis on ja siis me räägime suusatajatele ka ikkagi mingi areng on nagu toimunud. Ja, aga tegelikult jällegi ma siin ka kas eelmine aasta, üle-eelmine aasta seal vaidlesin natukene meie ühes suusaspordi inimesega just nende kohtade suhtes, et kui räägiti, et oi vau, et me saime 16-17 koha, et vaat kui vägev ja kui me vaatame ka, me räägime praegu 20 sekka kõik nii, eks, aga see on tegelikult see suusatamise fenomen, et me armastame suusatamist, me tahame näha arengut ja me oleme rahul kohtadega 20 pluss, 17 koht, see on juba urraa, hakkame tantsima. Aga kui panna üleüldise spordi konteksti ja panna tõesti kõik need marginaalsed alad ritta, siis ausalt öeldes me isegi ei kirjutaks uudist, kui mõni teine sportlan saaks koha näiteks 20 pluss 21, 23 koha. On ju tegelikult. Nii ja naa, et teisalt vaatad laskesuusatajad, kus siis 40 saab punkte ka veel, mis on meil tänu ülekannetele siis väga suurelt pildiseks ja siis vaatad, et seal on see proportsioon nagu veel rohkem paigast ära. Jaa, absoluutselt, aga sa kujutad ette, et kui meil tuleks Petrõkina saaks MM-il 24. koha, viimasena pääseks vabakavale ja jääks seal viimaseks. Mis me teeksime? Urraa või? Või siis teised ilusjutud. Täpselt sama on vehklejatega. Täpselt sama on kergejõustiklastega. MM-il. Palju meil on neid kergejõustiklasi? Aga me saate algul siin väga palju eetriruumi ei pühendanud neile, kes seal ütleme sarnastel kohtadel lõppkokkuvõttes kusagil on. Eks? Jah, ei, absoluutselt. Ja see oli veel EM. Et ma ikkagi tahaks näha seda, et meie suusatajad ja laskesuusatajad ja suusahüppad, Ilves juba on seal maal, jõuaks sinna, kus me kirjutaksime neist ka siis, kui suusatamine oleks nii kõva ala. Ehk siis esikümne piirile ja kuskil sinna üritaks murda end 10 sekund. Jaa, aga selles mõttes oli sinu jutu algus nagu positiivne just nimelt, sa maalisid natuke negatiivsena seda, et keegi ei jõudnud päris nii kaugele, nagu ta ise tahtis, selles mõttes seda saab võtta ka positiivse külje alt, ehk siis ma pigem oleks pettunud, kui nad kõik oleksid nende, ma ei tea, 18 või 30 koha järel tulnud ja üliõnnelikud ja öelnud, et elu unistus on täitunud, et siis oleks nagu murekoht, et tundub, et kogu sportlaskarjääri eesmärk ongi siis olla nagu nendel kohtadel, antud juhul ikkagi selgelt pulbitseb seal ambitsiooni rohkemaks. Jaa, aga see on lihtsalt üks pisikene vahepeatus, nii-öelda teivasjaam, nagu öeldakse. Teivasjaam. Olid niisugused asjad ja sellepärast, et selle peatusel ei olnud nime. Ja seal ei olnud see paganama, seal ei olnud perrooni ka vist. Kas see madal äär mingi ikka oli? Ja mingisugune äär oli jah, ja see oli teivasjaam. Selge. Sa ei tea midagi siis? Mulle sellega sõnaga meenub üks hästi praktiline asi lapsepõlvest, elades siis Arukülas, kust läheb mööda ju ka raudteeks. Siis oli täitsa tavaline, ma täpselt ei ole küsinud, miks see nii oli, aga mingid kaugmaarongid, ma ei tea, kas siis Leningradi või Moskvasse või mingid need rongid sõitsid, osa neist peatus ka Arukülas, aga see siis nägi välja niimoodi, et sa ei läinud nagu perrooni pealt maha, vaid läksidki, see rong oli 100 korda pikem kui see perroon, eks. Et sa läksidki sealt nagu trepist, seal ei olnud mitte midagi, läksidki põhimõtteliselt alla niimoodi, et isa umbes läks esimesena ja võttis ülejäänud vastu umbes, sellisel kujul umbes. Et see meenub mulle sõnaga teivasjaam oma praktilisest elust. Muide kiirelt rongidest veel, et kas te olete kitsarööpmelise rongiga sõitnud? Ei kuulnud sellest säästusse, meil enam ei olnud neid seal. Jaa, aga mina olen sõitnud mäletamist mööda Viljandisse vist oli, et kuskil mingi... See pidi olema mitte Tallinnast Viljandi, Tallinn-Viljandi, ma ei usu, et see kitsarööpmelise. Kuskil ma olen... See võis olla seal mingi siuke, vaata, need kitsarööplesid ja sõitsid ju seal nii-öelda neid väikeste kohtade vahet ka seal ju vaata igasugused. Et ma tean, me olin... See on tõesti kitsarööpmelise. Olime seal, kus me olime, mitte Karksin Uias, vaid kuskil Lõuna-Eestis, Abe-Paluas olime laagris. See oli juba 7-8 aastat tagasi poistega ja siis seal oli siuke vana kitsarööpmelise raudteetamm oli seal. Me käisin poisikesest seal jooksma, siis ma ise seal sõitsin jalgrattaga, seal oli just tee ääres kõik need sildid, et millal
viimane rong siit läks ja kõik, et noh, seal neid siukseid imelikke teid, mille peale nagu ei tulegi, oli vanasti kitsarööpmelisi päris kuule, et Saaremaa oli ju korralik rongiühendus Saaremaal. Aga korra siiski, me Kristjan Ilvesest ei rääkinud üldse sisuliselt, et kas meil on siia veel midagi lisada olukorras, kus noh, ütleme, oleme saanud meediapildis ka natukene rohkem võib-olla lugeda, mida siin keegi asjaosaline arvab ja analüüsib, muuhulgas ka siis Kristjan Ilvese treener, nime kahjuks ei mäleta, aga Õhtulehest tema intervjuud ei olnud mingi hange või lauge või midagi sellist oli, rääkis, vähemalt Õhtulehest ma lugesin seda ja sain ühest küljest nagu pigem hästi palju seda tunnet, et see probleemi nagu suurem kese on aina rohkem ja rohkem ikkagi Ilves enda peas, just kui ma kuulen ja loen seda, kuidas seal hooaja alguses juba mingid kombejamade pealt justkui seal mingisugused asendiprobleemid ja asjad nagu pihta hakkasid, mis on siis rullunud kuskil Kristjan Ilves enda peas siis aina suuremaks ja kus ta kuidagi nagu välja ei saa ja need laused, kus ta ütleb, et ta nagu ta ei tahagi sinna hüppemäära nagu minna põhimõtteliselt, noh, need viitavad ka ilmselgelt, et olukord on vaimselt just raske. Jah, et ega siin ei olegi, ootame selle hooaja ära, võt siis on üks hetk, kus ta peab oma pea täiesti tühjaks saama, et ma arvan, et mingu kuhugi Kanaari saartele või Kanaari saarte rallile näiteks mingu ja ei noh, ta on ju sinna saab ka ilma rallita minna. Ei, ta on ju rallifänn, mingu sinna, eks, võtku korralikult õlut ja kõike muud niisugust ja saagu pea puhtaks, tulgu uuesti ja hakaku nullist seda üles ehitama kõike seda. Muide golfis, ma mäletan see ka, mul oli ju üks hooaeg läks täiesti pekki ja ma pidingi oma löögi täiesti nullist üles ehitama. Ja öeldigi, et see on põhiline on see, et kõik need vanad lihasmälu tuleb ära kustutada, jube raske on seda teha. Ja uuesti kõik sisse mängida. Nii. Aga punkt 2 ikkagi, Norra ja suusahüppe kombe pettus. Mina saan aru, et Jaan ikkagi on ikkagi usume norrakaid leeris, ehk et tõesti ühe korra juhtus ainult Aga mida need Norra suusahüppajad saavad teha, kui lihtsalt tuleb üks mingisugune õmbleja, eks, ja omal algatusel õmbleb sinna. Treener, kes seal videos oli ka näha, kes tegelikult vaatas, et ta ei saanud aru, mis see toimub. Ei, muidugi ei saanud. Ja ükskord see juhtus. Ja ta tunnistas üles selle lihtsalt, et tema on süüdi sellepärast, et ta ei saanud näidata, et ta ei saanud aru, mis toimub. Ja aga sa kuule nüüd intervjuusid, eks esiteks see suusahüppete spordidirektor, see oli täiesti šokis, eks, ja et süda seisma ei jäänud. Noored mehed, suusahüppajad ütlesid ka, et see on täiesti pekkis, et mis toimus, nemad ei teadnud üldse asjast midagi ja nad olid täiesti löödud. Oli ju intervjuudes on ju, eks. Ja siis see peatreener ütles ka, et et ma oleks pidanud selle jama ära lõpetama. No miks ta ei lõpetanud siis? Ei, olge ausalt, tegelikult sinna sama, mis doping. Ei, absoluutselt. See on nagu doping ja siin peaks päris konkreetselt karistused käärnema, see ei saa siis olla nii, et nüüd võtame ühe medali ära, no see on siin just täpselt samad reeglid peaks kehtima, mis suvalise dopingi kasutamisel ja siin ikkagi, kas sportlased nüüd teadsid või teadnud, no seda on nagu raske ütelda, aga see oligi see, et nende treeneritele ja koondise juhtidele ja õmblustsehhi töötajatele tuleks ikkagi mingid võistluskeelud ja sanktsioonid ikka peal panna, see on nagu selgine. No jaa, aga Heiki Nabi ka, no ja ma usun Heiki Nabi ka, temaga ei teadnud, kuidas see doping talle sisse läks või midagi, istus vastutas ja karistada sa ikka tema. Ma räägin, okei, ma räägin, põhimõtteliselt praegu ma ei näe ju üldse mingeid selliseid suuri sanktsioone oleks, võtab medalid ära ja mine hüppe edasi, eks ole. Ei, kuigi nad... Kuskil räägid, kas saavad mingid dislafid ja Norra koondis ja mingid asjad, ja raske ütelda, aga see oli see, et mingid sanktsioonid siis peavad nagu järgnema, et seda ei saa lihtsalt nii, et juhtus, et ärge rohkem tehke, see sedasi ei toimi, see on ikka sama ränk rikkumine nagu dopingu tarvitamine. Ja kõlab nii, et ainus, mis seal ikkagi, ma saan aru, et see mäng ongi väga peen ja väga keeruline seal ja kõik kuidagi mängivad seal ja see hüppajate mahavõtmine seal nii enne kui pärast on ju ikkagi üsna tavapärane protsess, ma ei tea, kas on mõni võistlus, kus keegi kes kõik läbivad selle kontrolli nagu korralikult, aga nagu näha, siis selle juhtumi najal asjatundjad teadsid loomulikult varem, aga nüüd on avalikkus ka saanud aru, et see mäng on oluliselt palju peenem
kui see, millest me seni oleme saanud lugeda, eks, et on veel nagu mingisugustel väga huvitavatel moodustel võimalus seda mängu mängida, vahetades kiipe seal kuskil sees, et saaks kasutada enamaid kombesid ja vahetades mingeid niite või nööre seal sees. Jaa, aga vaata, ma võtan ühe kirja, ühe kuulaja kirja, Janno kirjutas, väga hästi sobib. Ja minu arust on väga hea idee nagu kogu selle pulli ära lõpetamiseks. Et Janno kirjutab, suusahüppajatel kogu aeg nende kommedega mingid hädad. Et kas ei oleks lihtsalt neile kõigile panna retuusid nii jalga kui ka selga. Kõigil ühtmoodi riietus ja selline, mis oleks tihket ümber keha. Aga milles küsimus? Ei, tegelikult seal on teatud probleem. Ma tegelen selle asjaga. Kas kiirlaskujad saavad olla, teevad kiirlaskumisest sama pikk hüppeid? Neil ei ole vaja, neil on praeguste hüppemägede juures ja hüppepikkuste juures on vaja tuulepatja ja kombinesooniga tekitatakse see tuulepadi. Aga see muidu siis ei lenda üldse või? No põhimõtteliselt on eluohtlik, jah. Et aga see selleks. Küll nad midagi välja mõtlevad, aga... Kus mu see veel mõtte poolele oligi lihtsalt, et ega nagu muud lahendust ei ole, kui see kontroll peab olema oluliselt rajum ja karistused ka oluliselt rajumad. Ja näiteks ütleme niimoodi, et kuidas karistada, siis palun väga, need 2 venda, Lindvik ja Forfang, kõik pool aastat võistluskeeldu. No mis pool aastat? Ei, aasta. Anname alustuseks, kui annad, nii nagu Kaarel Nurmsalu täna hommikul televisioonis ütles 5 võistlustki ja no ma arvan, et juba hakatakse mõtlema päris tõsiselt. Ja ei, absoluutselt, just see on, sportlased hakkavad ise kontrollima, et ei oleks mingit susserdamist. Ja teine asi on see ka, et vaata, seal on see, et kui nad kõik räägivad, et mõõtudega mängitakse piiri peal. Ja seal võis ka teha niimoodi, et kui sul on mõõt üle, siis punkt 1, see nädalavahetus ei võistle ja võib-olla saad ka järgmisel võistlusel võistluskeelu. Ja vot siis sa õmbled selle kombinesooni endal selga varuga, ütleme niimoodi. Varuga, sest vaata, täpselt sama oli ju see, et suusatajatel, kui see vere hemoglobiini sisaldus oli üle normi, eks. No mis see oli meist... Jaakmaelgi oli siin probleem. Oligi, ja see oligi 5 päeva võistluskeelu. Ja, oli. Just, ja täpselt siin, et kui sa teed sellele võistlusele ei saa ja järgmise võistluse pead ka vahele jätma. Aga see, mis nüüd toimub, mis seal salata, te olete veel eriti tihedalt, ma natuke vähem, aga ka natukene ikkagi kajastanud neid dopinguskandaale, mis meil siin viimase 20 aasta sees on olnud. Ja olgem ausad, see kohati nagu nii paljud elemendid meenutavad täpselt copy-paste mustrit, et eriti kui seda Seefeldi asja nüüd nagu meenutadeks, siis mis sammudega keegi tuleb ja mida üles tunnistab, käib täpselt nagu selle järgi, et mille üles tunnistamisest ma nagu kuidagi moodi ei pääse. No lihtsalt videos on kõik näha, et siis seda ma loomulikult tunnistan. Ehk siis ma nagu räägin ära minimaalse osa sellest, mis on nagu mööda pääsmatu ja no siis ülejäänu osas vaatame, kuidas siis, ma ei tea, suudetakse tõestada või kas tuleb välja midagi veel, kas tuleb välja kuskilt, et oi, ikkagi keegi veel teadis, mitte ainult need inimesed, kes seal ruumis olid, et kuskilt tuleb välja killukene, et oi, siin mingil võistlusel oli varem ka ikkagi tegemist, no nagu Kaarel Nurmsalu täna ütles seal samas saates, millele ma viitasin, et väga keeruline on uskuda, et aasta kõige tähtsamal võistlusel esimest korda hakati siis selle uue nööriga katsetama. No see ei kõla ju kuskilt otsast usutavalt, et nüüd äkid selle võistluse eel lihtsalt eksperimenteerime enne aasta kõige tähtsamat võistlust. No ei ole ju usutav absoluutselt kuskilt otsast. Aga hakkab vaikselt välja kerima. Täna olid juba, ma ei mäletagi, no tänu väljaannetes Soome norralased tõid selle välja, oli keegi pildistanud Lindvigi suusasidet selle väiksemäe võistlusel. Või tähendab ühesõnaga just kui tema suusasidet ja kust siis spetsialistid näevad, et ongi ebasümmeetriline, mis annab edu, et sa saad parema asendi kohe sisse võtta. Norra ütleb, et ei, see on Lindvigi suusk, eks. No nüüd uuritakse seda, eks. Nii, järgmine asi. Seesama, kes see kahevõistleja Krabak võeti maha, eks. Nii, sellega oli jälle jama. Et ühesõnaga, võeti maha, sellepärast, et suusaside oli vale.
mille peale Norra andis sisse protesti, et valesti on maha võetud. Kohtunikud ütlesid, okei, tooge suusad siia, kontrollime üle. Ja voila, suuskadel olid uued sidemed peale tekkinud. Ja siis küsiti, et kuidas siis niimoodi on, eks? Miks uued? Ja siis, teate, me ei teadnud, need hooldemed ütlesid, me ei teadnud, et Norra andis protesti sisse, me lihtsalt vahetasime need suusasidemed ära, eks Et ühesõnaga seal tegelikult anti protest sisse, vahetid suusasidemed ära ja öeldi, et kõik on korras, eks. See on niukene kuradi susserdamine. See on susserdamine tõesti. Ja kui seda sama intervjuud, millele ma siin Ilvese kontekstis viitasin Õhtulehes, siis Norra kahevõistlejate treeneriga, siis neid lauseid kõrvutada kas või jällegi nende samade Kaarel Nurmsalu, kes on ikkagi ilmselge asjatundja lausetega täna hommikul, siis vaatad ka, et ta räägib seal, et kogemata oli mingi vana side kuskile jäänud ja pandud. Ja siis asjatundja vaatab, et ajakirjanik ei oska selles olukorras ju, tal ei ole seda pädevust, et küsida näiteks Nurmsalu kombel ja saada aru, et mis asja on ju. Et Nurmsalu väga selgelt põrmustas selle jutu ja rääkis sellest ikkagi väga selgelt kui väga teadlikust petmiskatsest, ütleme siis nii antud juhul. Nii vahepeal tuli üks kiri ja Toomas R. kirjutab meile, et palun õpetage seda hukka läinud Euronaut läbi punklaulu klassika ja toob välja, et termin siis teivas jaam oli mainitud ka legendaarses laulus 5. ratas. Selles mõttes ma ei korrigeerin kindlasti, loomulikult ma tean, mis asi on teivas jaam ja olen kuulnud seda erinevas kontekstis, aga isiklik kokkupuude, see puudub. Sa mõtlesid, et see oli see jaam, kus on teivas? Kindlasti. See spordi, see teivashüppe teivas, mitte mingi muu teivas. Aga mingi muu teivas on ka veel. Fred Kudu kunagi unustas oma teiba kuskile ja sellest sai teivas jaam. Just. Nii, aga läheme edasi ja nädalavahetusel oli ka siis Eesti-Läti võrkpalliliiga põnev finaal. No kui põnev? No selles suhtes intriigi ikka üritati seal ajada ja Tartu-Pärnu siis ütleme selle hooajaga sellised kõige säravamad võistkonnad olid omavahel finaalis ja Tartu võitis 3-1, mis oli võib-olla kõige suurem üllatus selles finaalis oli siis see, et pärnakate nii-öelda superstaar Rene Teppan oli 0, nagu on Jaan vist meile siia ette kirjutanud. Ei, aga see oli kuskilt artiklist. No statistika oli karm ikkagi ja Teppan võeti lõpuks pingile ka. Ei, see on meil oli kogu tõde mängust, seal oli kirjas, et ta oli ikkagi 0. Mis ta oli, 2 punkti tõi üldse või midagi niisugust. Tegelikult ma olen, ma ei tea, ma kuidagi olen selle Pärnu poolt, eks kunagine valitse, kõik tükk aega pole nagu midagi suurt võitnud ja kõik nii, nüüd oli võimaluseks, kuidas nad kõik tegid selleks, et Teppan sinna meeskonda jääks ja see oli hooaega alustasid ju üsna kehvalt, eks. No jaa, eks ta ikka läbi hooaja mängis ikkagi hästi ja vedas neid. Nad poleks muidu finaali saanud. Aga jah, näed, läks nii. Jah, aga nüüd on Eestikat tulemas. Kui palju see mängu vaadata saite? Isegi sain, mul oli... Nii palju sporti oli, et mul nagu see võrgufinaali vaatamine nagu ei mahtunud sinna sellesse sisse. Ma küll jälgisin, mis seisud on ja kuidas nagu asi kulgeb, aga et ma otse ülekannet otse oleks vaadanud seda ei olnud siin. Mul ta ikkagi jooksis, mul olid sõbrad külas, aga kuna nad olid suured võrkpallifännid, üks veel tubli amatöörmängija ka ise, siis oli see huvi seal üle keskmise. Vaata, teie sõbrad külas, aga millal meid külla kutsutud on? Ei, mitte kunagi. Kuidas mekite seal häid jooke? Söödi häid sööke. Aga vaata tõelised sõbrad, kes on siin nagu need aastakümned siin teda õlgad toetanud, eks ole, tema eest seina parandanud ja täpselt kõike teinud. Mitte sittagi, ütleme niimoodi maakeelina. Nii jätka nüüd. Räägi edasi oma õhtust. No läks jutuisu ära kohe. Läks kohe ära, jäin korra lihtsalt mõtlema, kas mu mälu on kehv või tuvitab, miks ma sinna Roosi tänavale siin ei ole nagu midagi rohkem kunagi kutset ei ole saanud. Seal ei ole üldse keegi kunagi käinud. Minu teada on siiski.
nii, oota, millest me räägime, võrkpallist? No aga mis... Ei, ma tahtsin lisada siia, et story mõttes oli ikkagi vägev. Noh, kõik see väikene vigastuste teema, mis väikene, päris suur vigastuste teema ikkagi, mis Tartu poole peal oli, väike salatsemine sinna juurde ka veel. Ja siis veel Kusti Nõlvak, kes põhimõtteliselt haiglast tuli siis lapse sünnilt veel ja tassis selle mängu päris suures osas ikkagi veel ära ka. Et annab nagu paremad story'd siin kokku panna, et selgelt üks ägedamaid intriige üldse, mis meil siin, mälu on lühike alati, aga ikkagi päris äge intriig, arvestades, kes on siin Pärnu ja Tartu treenerid ja kõik see Rene Teppani tulek ja kuidagi väga see tulek oli selgelt ju sellise, kuidas öelda, nagu maiguga, et no nii, et kui nii kõva mees tuleb ikkagi Pärnusse, siis on siin nagu tiitlid otsustatud, aga nüüd ikkagi näidati, et kuidas see lause oli, not yet, filmiklassikat tsiteerides. Nii, aga nüüd tulevad eestikad ja mina pean Eesti meistritiitlit kõrgemaks kui seda Eesti-Läti tiitlit, sellepärast, et see läheb annaalidesse, see jääb iga see on veel seeriate teema ka, mul ikka need seeriad nagu meeldib alati rohkem nagu. Ei, aga pane tähele, võta 100 aastat 100 aasta pärast. Mis te arvate, et kuskil Wikipedias on võib-olla, on siis see artikkel, et toimus nagu Eesti-Läti ühisliiga? No, ma ei usu. Ma ei usu. Tegelikult... Balti liiga, ma täpsustan. No, Balti liiga, vahet ei ole. Aga igal juhul Eesti meistritiitel on sellest üle. Ja siin ma arvan, et Pärnu tahab näidata, kes on tegelikult valitseja. No täna me võib-olla saame öelda seda, aga... No Kossus ma küll ei saaks niimoodi öelda näiteks, et kui me mängime ikkagi konkurentidega, kus on veel kõvemad klubid vastas ka, siis rahvusvaheline edu veel nagu sportliku saavutusena võib vabalt ka üle kaaluda. See on juba teine, aga see on teine teema. Natuke teistmoodi, kuigi jälle ütleme ikkagi see Eestikate, jälle sama tulnud see seeriate juurde tagasi, et see finaal ei ole nagu ühest mängust, et finaal on ka veel seeriast ja kuidagi nagu see intriig on ikkagi kuidagi suurem, kuigi okei. Kui ma ei tea, Kossu finaalis VEF Kalev Cramo, see on see, et seal on intriig juba ajalooline ka sisse kirjutatud, aga jah, aga ma olen nõus, et võrkpallis kindlasti ma hindaks seda Eesti tead, on tegelikult... Kuigi, mis meil ongi, 4 võistkonda Eestisse. Ja, aga veel kord, tähendab, kui me hakkame vaatama seda nii-öelda korvpalli Balti liigat ja läheme sinna tagasi, kui mängis ka näiteks Leedu satsid mängid kaasa, on sul meeles mitmendad kohad eestlased said või mis? Aga samas ma kujutan ette, et sa suudaksid peast ära öelda aastate kaupa Eesti meistrid. Ei suuda. Aastad täpselt samamoodi lähevad ja tuhmuvad, et kes mis aastal lõpuks meistriks tuleb. Mingid ajastud loomulikult on meeles ja mingid eredamad hetked, kui Rakvere tegi seal imet ja jõudis kuhugi ja nii edasi, aga kronoloogia kindlasti mitte. Okei, aga võtame järgmise teema ja räägime nüüd jalgpallist. Siin on Eesti jalgpallis toimub ja üsna kurbi sündmusi. Esiteks on Aivar Pohlaku ja Paide linnameeskonna esindajate vahel on täielik korralik sõda käimas ja ega ma lõppkokkuvõttes ei olegi päris aru saanud, eks, et ühesõnaga Pohlak sõimab Paidekad sõimavad Pohlakut, jutt käib ka seal koosolekus, meelemuutuses, enne koosolekut Paide ütleb pärast koosolekut teist ja jutt käib siis sellest solidaarsusrahast, mis nüüd siis madalama liiga võistkondadele peaks eraldama, seal on ei pea eraldama, ma täpsustan, vastupidi, just nimelt ma saan aru, uutes juhtnöörides on kuidagi selgemalt sõnastatud, et ta justkui ei pea olema jagatav, vaid on mõeldud just premium-liiga ehk siis kõrgliiga klubidele ja see on see põhjus, miks siis kõrgliiga klubid lõpuks ka vist 3 klubi siis ütlesid, et ei, me ei jaga seda. Jah, aga seal oligi see intriig oli see, et enne ütlevad, et tahavad jagada, siis ütlevad, et ei taha jagada ja kõik nii, et ühesõnaga... See elu on väga vahel, eks mina ka enda jalgpallis üks ülevaate paljuski ammutan ikkagi sellest BetSafe'i podcastist. Tegelikult ega ei tulnud sealt nagu Paide meeste poolt ka nagu selget vastust, ma nagu hindan tegelikult Kamsi ja seda punti väga kõrget, aga ma tõesti oleks nagu oodanud sealt nagu selget seletust, et mismoodi see oli mingi segane jutt, et ega seal mingid käetõstmist nagu ei toimunud ja mingi nii ja naa, ma ei tea, ilma et ma ütleks,
et kas oleks pidanud andma või mitte, lihtsalt ma oleks tahtnud nagu selget vastust, et miks läks nii näiteks. No ma töötasin eile õhtul päriselt läbi nii selle sama jupi sealt podcastist, ka teise Eesti jalka podcasti selle teemalise arutelu ja lugesin läbi umbes 5 artiklit ka, kaasa arvatud need kõige värskemad siin, mis Jaanus Pruuli ja siis need Aivar Pohlaku süüdistused ja nagu minu tunne jäi samasugune, et nagu väga raske on aru saada, mismoodi nagu kogu, mis on umbes selline 5-kuuline protsess, umbes seal novembrist hakkas pihta juba, et väga raske on aru saada nendest Paide selgitustest ka nagu lõpuni, et ikkagi nagu ka kogu seda kronoloogiat vaadates jääb ka endale mulje natukene, et seal üritati mängida, et seal jah, kuskil kohtades ilmselt taheti päriselt, nad räägivad, et tahtsid mingit diskussiooni aretada ja nii edasi, aga et kuskil nendes olukordades tundub mulle, et võib-olla siiski on õigus ka Pohlakul, kes ütleb, et seal üritas Paide esindaja mängida nagu sükest mängu, kus ta nagu ühest küljest ei tahtnud, et see raha jagamine toimuks, eks siis lõpuks ta ju hääletas vastu ka sellele, eks siis et ei poetata esiliiga klubidele, aga mingites kohtades jättis mulje, et ta võib-olla toetab seda ja kas see äkki võis olla osa sellest, et ideaalversioon oleks olnud see, et seda raha jagamist ei tule, aga nemad oleks ikkagi toetanud raha jagamist, et siis kuidagi seal presidendi valimise sellises nagu kontekstis olla see nii-öelda heldem pool ja võib-olla hirm siis selle eest, et mõne hääle võib-olla kaotame niimoodi, et vägisi lugedes kõik need ja kuulates kõik need jupid üle, ma ei saa ka endast välja seda tunnet, et ka seda mängu võis seal olla. Ja, aga teisalt ma ütlen ka, et nüüd mitte olles jalgpalli asjades sees ja natuke võib-olla eemalt vaadates, mul on ka selline tunne, aga miks oleks pidanud andma seda? Ja see on teine küsimus, ma olen ka selles osas nõus. Ma olen nagu meistriliiga klubi ja paneme korvpalli konteksti, tuleb mitte jumala eest keegi nagu, tuleb Paide Viking Vindius, torad mehed, Viilup veab seda, kõik on tore, et ma peaks näiteks nagu nendele andma mingist rahast, mis mulle nagu on tulnud mingi tüki. Miks? Mul nii endagi raske siin teha mingeid asju. Et miks ma peaks seda niisama nagu ära andma, et see küsimus nagu jääb, et kui seal on mingi selge põhjus või et mingi selge idee nagu, et me tahame, et see esiliiga tuleks nagu tugevamaks ja samas sa teed tugevamaks enda konkurente. See on nii ja naa nagu, et see küsimus jäi nagu kogu selle muu soga põhja peal nagu lõpuni vaidlemata, et miks seda oleks pidanud üldse nii tegema. Jah, välja arvatud oli see eilne lugu vist, kus siis 3 klubi, eriti reljeefselt Viktor Levada ütles selle umbes selles sõnastuses ja veel reljeefsemalt välja ka, et see on meile nii-öelda suunatud raha ja miks me peaks seda jagama kuskil ja ma pigem ausalt öeldes olen ka selles parteis, et nii tundub see loogiline, eriti kui need juhtnöörid on rohkem selle poole kaldu ka läinud, et see peaks niimoodi olema. Et lihtsalt jah, see Paide ja Pohlaku konflikt on seal, tuleb natuke muudest nüanssidest, kui need argumendid seal kas peaks või mitte. See nagu tagaplaanile üldse see arutelu. Et ma saan aru, kui see süsteem nagu vaata nagu vanasti suusatamises, et kui kes said toetust, et siis mingi noorte kuskile fondi läks mingisugune väike protsent. No ei olnud väike, 15%. Okei. Et ma saan aru, selge, tuleb UEFA toetus ja siis kõik klubid annavad sealt, ma ei tea, 10 000 näiteks kuskile mingisse noorte arendamise mingisse fondi või üldisesse asja ja siis on selge suunitud, mis selle noorte rahaga siis tehakse, ma ei tea, kas see on siis mingi talendilaager või mingi jumal teab mingi suvaline asi, eks ole. Nii, sellest ma saan nagu aru, aga kui see lihtsalt, et handke nendel klubidele ka, siis mul nagu tekib see küsimus, et aga miks? Jah, aga kohe järgmine teema seostub ka. See on väga keeruline teema, see ei ole nii lihtne teema üldse, kui siin kommentaarides välja tuleb. Oota, stopp. Et see, et kas peab madalamate liigadele raha andma, on ka otseselt seotud ja keegi tõi selle välja. Ehk siis on meil FC Kuressaare jalgpallur äsja vigastuspausilt värava löömisega naasnud Otto Robert Lipp paljastas Õhtule podcastis, kuidas ta mullu hooaja eelses mängus põlve vigastamise järel pidi ise hankima 3500 eurot selleks, et minna operatsioonile, teha kõik läbi uuringud, kõik muud ja ühest küljest, kui ma seda kõike lugesin, ma saan aru, et siin on küsitavusi, aga minu jaoks on see my ass, me oleme kuradi
professionaalne jalgpalliliiga, nagu me oleme igalt poolt rääkinud. Kus me professionaalne liiga oleme? Ja teine, kiirelt, see praegu ei puutu üldse asjasse, aga selle kohta oli ka, et miks me peame, kui meil on endal raha, klubil ei ole raha, et mängijad saata operatsioonile ja miks ta peaks andma kuskil esiliiga klubile mingi 30 000 eurot, eks ju, toetused, aga see ma tõesti ei oska, tähendab, kui mina seda loen ja ma leian, et meil on professionaalne liiga ja kõik, siis mängija saab vigastuse, no ühesõnaga nii-öelda klubi mängijana, kuigi tal vist ei olnud lepingut. Ei, ta oli vist jõudnud lepingu sõlmida juba, aga mingi kindlustuse pügal oli seal veel sõlmimata. Ja selle peale siis klubi juht ütleb, et ei noh, meil pole lihtsalt raha ja kõik ja nii on ja põhimõtteliselt sõimas veel mängijal näo täis, et mis sa sinna podcasti aukuma tuled, et see võib halvasti mõjuda sinu tulemusele ja nüüd hakatakse tegelikult, seal oli seal no kusjuures siin on oluline märkida, et siin on nii mitu tahku. Et jalgpallur ei läinud sinna podcasti aukkumega paljastama, vaid no tegelikult pigem nagu pinniti see info sealt välja. Siin on nagu mitu tahku, siin peaks nagu otsast hakkama. Ma saan siin väga häid paralleele nagu enda asjadega siin ka. No sina oled kõige suurem asjatundja. Selge on see, et mis on kõige totram asjalus tundus, ma lugesin ka seda neid lugusid, kõige totram asjalus tundus muidugi see, mis on muidugi täiesti lubamatu, et see Kuressaare klubi juht, keegi nimi mul läks meelest ära praegu, eks ole, vabandage, et ütles, et ta ei ole mängijaga sellest nagu üldse nagu rääkinud sel teemal nagu, halloo, mis ei ole rääkinud, see on nagu kõige ajuvabam kogu selle asjalus. Millest ma võin aru saada on see, et jah, raha ei ole, raha lihtsalt ei ole, et see nagu ongi nii, et sul on see eelarve on ikkagi nii pingeline ja kui sul on ala meditsiinikuludeks mingisugune asi nagu pandud, see on nagu ära kulutatud, siis ongi raske. Ja näiteks ma võin tuua nagu enda näite, et näiteks meil Keila Kuulbetis see hooaeg meditsiini eelarve on nii totaalselt lõhki üldse olla saab, olen pidanud maksma ka siin põlveoperatsioone ja mingid 100 mehe mingid ravisid ja asju. Ja lihtsalt seda raha lihtsalt kulub, aga no sul ei ole nagu muud varianti, sa pead selle ära tegema. Noh, okei, ma ütlen ausalt, ega me oleme jäänud ka, ütleme, maksega mõnikord siin hiljaks ja nii edasi, aga me oleme nagu ära klattinud asjad seal kõik. Et see raha lihtsalt ei ole ja kui kõik küsib, no tehke kindlustus, siis no kurat, see kindlustuse raha ju ka ei ole. Et see on ju nii suur kulu, nagu sa hakkad seda sportlasele mingit kindlustust tegema. No kui suur kulu see on? Markus Jürgenson pidas siis Jalka podcastis pikk ette päris kõva rändi ikkagi. No endise jalgpallurina võib aru saada veel sellest, kuidas nagu, kui vihaseks see võib ajada selline olukord, kus ikkagi mängija ju mitte ainult oma karjääriga, aga mõnes mõttes nagu elus hakkama saamisega ju riskib tegelikult, kui need vigastused võivad olla päris tõsised, mis jälitavad sind terve elu, kui need korralikult ei saa välja ravitud ja sa ju, kui sa oled nagu klubi mängija, ikkagi profiklubi mängija, siis sa ju tegelikult on see nagu tööõnnetus põhimõtteliselt ka veel, on ju, et see närviminek võib olla täiesti arusaadav ja see, kuidas see raevu ajab. Aga tema viitas näiteks selle käigus, et jutt käib ikkagi nagu, ma ei tea, pigem tuhandetest, mitte 10 000 eurodest hooaja peale, mis nagu korraliku kindlustussüsteemi tekitamine ühele võistkonna tekitaks. Ja see tema rääkis jalgpalli kontekstis, kus on mängijad rohkem. No tuhandetest, tuhanded on ka suur raha. Et pigem on ju nii, ma ei tea, kuidas jalgpallurite lepingud on, näiteks probleem ei ole otseselt ju nendega, kes on sul nagu ütleme, kuidas ma ütlen, nagu töölepinguga palgal nagu, seal on ju ravikindlustus, kõik asjad on olemas, aga osad ütleme mingid ka nooremad mängijad, mingid mängijad on sul näiteks stipendiumi peal, nendega on nagu probleem, mis siis nagu nendest saab, kui midagi juhtub. Aga üldiselt on lepingud tehtud ikkagi nii, et sa pead nagu aitama või pead nagu selle ravi kindlustama. Et see on nüüd su klubi enda nagu risk, ja ma olen võtnud selle riski 3 hooaega, me oleme teinud mõningad need ekstra kindlustused, kel on seda vaja olnud, aga see on tõesti olnud väga kallis. Ja olen võtnud see riski, et ei tee seda, aga kui midagi juhtub, siis me maksame. Lihtne näide oli eile meil ühel välismaalasel tekkis väga tugev mingi hambapõletik ja eile oli tarvis kohe
kohe ta arsti juurde saatan, see on nagu klubi asi, see ei ole nii, et nüüd see mingi välismaalane ise siin kuskil otsib, et kus ma saan teadupärast hambaravi nagu nii tasuline ja kõik need siuksed asjad, et loomulikult see nagu meie kui klubi asi orgunnida, okei, ta maksis seal ise ära, aga me maksame talle selle tagasi, läheb siin, ma ei tea, homme läheb uuesti, noh, et see kõik on nagu meie kanda, eks ole. Aga ma saan sellest Kuressaarest nagu aru, et noh, seda raha lihtsalt mõnikord nagu ei ole lihtsalt, aga see on su enda risk nagu, et sul ei ole seda. Just, ja siis no ole siis vähemalt inimene ja räägi selle mängijaga, no või et sa klatid seda asja siis hiljem tõesti ära. Räägi taga, et kuule, äkki sa saad praegu ise kuidagi, anname siin mingi 500 kaupa või kuidagi või no teeme midagi. No ma olen siin mõne päris noor mängiga, siin oleme vanematega rääkinud, no teeme mingi asja pooleks näiteks või noh kuidagi nagu saab mingeid asju saab ju ajada, aga see jah, ütleme see, aga ma saan siis nagu aru, et seda raha on nii pagana vähe, et sa nagu proovid igalt poolt seda niimoodi kokku tõmmata, et sul tekivad just olukord, et noh, näe, 3500 eurot operatsioon, no ei ole seda maksta. Ja, aga Peep, kogu küsimus ja kus ka püstitati nendes kommentaarides, kust mängijal peab see raha olema? Kui sul suurel klubil ei ole võimalik leida 3500 eurot, kust peab see mängija selle raha leidma? Ja seal oligi umbes niimoodi, et võtta laenu, eks, aga miks klubi ei või laenu võtta? Ei, klubid ei anna keegi laenu. Ei, kuule, mis sa nüüd arvad, et kui mängija läheb, ütleb, näed, et mul on siin, läheb panka ja ütleb, ma tahan nüüd laenu saada selleks, et põlv opereerida. Kas jalgpallis neil ei ole siis nagu töölepingutega nagu kuidagi või? No seal võib samamoodi olla vist äkki. Põlv peaks ju ikkagi käima ju haiglasse alla ka ju. Ei, ma mõtlen, et sa rääkisid siin ka ju erilepingutest, et on ju tööleping ja stipendiumileping. Aga jalgpalliliiga ei ole meil täisprofessionaalne liiga mitte või? No praegu mängib see vend kui amatöör seal meeskonnas, tal ei olegi mingit lepingut. See mul ka segaseks nagu, jah. Ja, et mis siis veel juhtub, kui ütleme, antud kaasusel, kui ta täna mängib ilma lepinguta, no siis ta mängis ka terve hooajalise perioodi näiteks ilma lepinguta ja tuled ja selle ajal saad vigastada, siis oled üldse, nagu pole isegi moraalset õigust nõudma hakata. Küll, aga üks asi on see, et sa ütlesid, et ta ei tulnud nagu sinna saatesse seda rääkima, et noh, kui sa oled praegu see klubi mees nagu, midagi pärast sa klubis ikkagi oled edasi, siis ma arvan, et ta on seal klubis väga lihtsal põhjusel, et see on vist ainus variant, mis tal on. See tegelikult on kurb ikkagi näha, et ta veel samas klubis edasi. Jaa, aga ma ütlen, et siis sa ei saa seda tuua niimoodi välja. Kui sa mängid seal klubis, sa ei saa seda tuua avalikus ette. See on sama aja, kui mõni Delfi töötaja räägib kuskil Postimees seda, et Delfi ei maksnud mul seda või teist, on mingi vaidlus olukord ja toob see avalikus, et sa ei saa seda tuua. Kuule, sa Delfis oled sa palgaline, aga nagu selgub, et mees mängib amatöörina, tal ei ole leping. Sa oled selles klubis, nii ongi, see lihtsalt nii ongi, mitte ma ei kokkuvõttes, et kõik alused, ma ei õigusta seda klubi, et nad ei makstud ära, loomulikult klubi peab selle ära klaarima, see on nagu selgemast selgem, aga ma ütlen, et see esiteks punkt 1, see kõik ei ole nii lihtne, kui jällegi tundub, et 3500 eurot klubi jaoks on väike raha, siis ka ei ole ja tal võib see raskus tekkida, aga seal oleks tulnud leida mingid muud lahendused siis ja teine asi, mis ma teiselt poolt vaatan, et ikkagi, kui sa oled seal klubis, siis sa ei saa minna seda avalikuks tegema. Aga kas sa ei arvesta ühte asja, et see mängija on ise hädas, ta on 3500 eurot võlgu, klubi juhid saadavad pikalt ja nüüd see avalikustamine sa ise ka aru, et sa ei saa seal klubis enam olla, kui sa selle avalikusse tood. Jaa, aga mängija on hädas. Võib-olla see ongi hea, kui ta ei saa seal enam olla. Võib-olla leiabki mingisuguse parema variandi. Aga on seal nagu edasi, et siis see moment tundus mulle nagu imelik. Aga veel imelikum tundus mulle kui ma midagi tahaks, et selle peale juhtuks, siis see, et ma ei tea, olgu ta Harju või Flora või Levadia või kes iganes, ma tõesti ei tunne tema mängioskusi piisavalt palju, pluss kui aasta on vahele jäänud, siis kindlasti seal on raskusi ka, siis ütleme siis nii, kasutaks hetkel võimalust, kas või põhimõtte pärast juba. Ja, aga kõige arusaamatu on muidugi see, et kuidas klubi juhtkond ei ole mängijaga sellel teemal rääkinud. See tundub mulle täitsa absurd tegelikult. Nii, aga vist laseme sirgeks selle viimase teema ja kuuleme kõlli. Kuuleme kõlli.
tahad Kossust rääkida? Peep tahab Kossust rääkida, ma saan aru. Ei, ma ei taha Kossust rääkida, ma siis vaatasin, mis kell on. No täpselt. nii, aga kiirelt see jalgpalliplokis on üks küsimus oli meil veel või tähendab üks teema, et ma kohe nägin, kui see eile tekkis sinna sõnastuses, siis ma teadsin ka, et selle on kirjutanud Jaan. Nii, et no põhimõtteliselt EPCF Floral on kahe vooruga ainult üks punkt, üks viik ja siis Pärnu vapruselt said tappa. Ja ma jään oma seisukoha juurde, mille pagana pärast pandi peatreeneriks täiesti toores, kes pole ühegi meeskonnaga enne tegelenud, Konstantin Vassiljev. Aga kui palju on jalgpallimaailmas neid näiteid, kus mängijad, kes ei ole treenerina ühegi meeskonna tegelenud, pannakse suurte riikide koondiste peatreeneristeks, pannakse klubide peatreeneriteks ja nii edasi. Kuidas Aavo Keel võrkpallikoondisse tuli? Kuidas Euroopa kõigi aegade edukamast treenerist Željko Obradovitšist sai 90. algul hooaja keskel põhimõtteliselt mängijas, sai peatreener ja ta juhtis meeskonnaga tänase Euroliiga meistriks. Nii, aga tead miks või? No. Sellepärast, et nemad olid head treenerid, aga Konstantin Vassiljev nagu selgub ei ole. Kindlasti Flora, kas sa oled loll? Kindlasti Flora juhtkond tegi selle teadmisega, et on halb treener ja loomulikult, Jaan, on see juba tõestatud, et on halb treener. Kas tõesti on niimoodi, et ikkagi nagu see pension iga hakkab kätte tulema, et siis nagu muu asjadega koos aju kärbamine on ikka nagu üks esimene asi, mis hakkab juhtuma? Ei, aga minul on küsimus. Mis asja? 2 mängu on mängitud, 2 mängu. Ja ainult 1 punkt. No kuule. Tervelt 2 mängu on mängitud ja ainult 1 punkt. 2 mängu peale teed üks järeldus, et Vassiljev ei kõlba treeneriks. Ja mul oli juba varem küsimus, aga okei. Kontrollmängudes mängis Flora väga hästi. Jah, kontrollmängudes panid sa ka 20 punktiga kõigile. Assa, no nii. See fakti vigad oli. Nii. Ei pannud või? Ei. Kogu aeg kehvad olnud. Isegi nii, okei, võtame nüüd kiirvaevengu, meil on tõesti aega jube palju läinud. Eesti Kelguliidul puudub raha selleks, et Skeletoni sõitja Tarta Zunte, ehk siis kes on lätlanna, on tulnud Eesti lipu alla ja kelgutaja Emma Trinseeri MM-il saatmiseks. Mõlemal on kohad nagu olemas, aga mis kõige tähtsam on ju see, et nad mõlemad on praegusel hetkel olümpiarongil. Mis sa naerad teeb? Kas meil teivasjaam ka tee peal on? Tekkis mul küsimus. Ei, ütleme niimoodi, et... Ei, ma tean lihtsalt, kuidas probleemi saab lahendada. Et see mees, kes kunagi Kelguliidu rahadega minema kadus kuskile, see tuleb üles otsida, kes raha kätte saada, ongi raha olemas. Mis iganes nimi oli, mul tuleb meelde enam. See oli täiesti punkt värk. Kallar Peedu oli. Kallar Peedu, võttis mingi 100 000 Eesti krooni ja kui need oleks pannud... Ei, nagu sa olid intressi nagu paned selle. See on paar 3 miljonit praegu. Võime mingid Jamaica pobimehed ka enda lipu alla tuua. Ei, aga tegelikult on no ütleme niimoodi, et tõesti Kelguliidul pole raha. Ei, loomulikult ei ole, aga palju see raha vaja on? Ma tean, et ma tunnistan ausalt, ma seda lugu ei ole nagu väga sügavalt. Pole mingi palju, ma ei tea, 10 000 kokku võibolla või mingit... Ja Peep siin just rääkis, kuidas 3500 eurot on klubi jaoks suur raha ja siin me räägime individuaalsportlastest veel. Ei, okei. Aga mind hämmastab praegu see olümpiakomitee seisukoht tead, tõsiselt asjast rääkida. Ei, no sa lugesid Allar Raja, ütles, et me ei saa midagi teha. Kuule, Allar Raja ka tundub, et ma ei tea. No mitte Allar Raja, see... Raju. Martti Raju. Aga see on jama ju. See on jama ju. Olümpiakomitee ongi selleks ju ka loodud, et ta nagu siukses olukorras peaks nagu aitama. No jaa, aga siis tulevad kõik. Aga kus see piir sinu arust jookseb siis, et esiteks on mingil tasemel sportlasena, oota. Mingil tasemel... Nad võtavad kuskilt kuradi seifist selle raha välja ja panevad lauale. Seda võimalust ei ole sedasi. Aga kas see on mitte nii, et kui EOK president tuli, siis räägiti, et nendel on suured tööriistad ja raha on ju kuskil olemas ja me saame aidata siin raha nagu leida ja nii edasi. Palun, näidake. Kanter, Kaljulaid, Pekk, Trio, minge
aidake siis, noh. No ei, noh, see ongi teie ülesanne ju. See ongi teie ülesanne. Tähendab, siin on ju see. See tuldigi välja ju. Jaa, aga ma just eelmises saates viskasin õhku küsimuse, kui me rääkisime siin, või oli see üle-eelmine saade, kui me rääkisime sellest tugiteenuste süsteemi ringi tegemisest, et huvitav, mis hetk on see, kus meil ikkagi nüüd tuleb juba varsti millalgi väga nõudlikult hakata vaatama seda, et kui palju siis uus juhtkond on suutnud uut raha tuua EOK eelarvesse. Et noh, täna võib-olla veel vara, aga järgmisel sügisel kindlasti on juba nagu mingi auditi koht nagu olemas, noh meil kui avalikkusel on. Aga noh, läks nädal, kus Peep hakkas ikkagi juba nõudma, et kus see uus raha siis täpselt on. Kriisiolukord. Meil on kelgutajad, kes võivad jõuda olümpiale. Nii, vaja leida 10 000. Kas sa arvad, et see ei ole nagu olümpiale jõudmine, ei ole olümpiakomitee asi nagu. Ma räägin veel kord, võtke siis, kes kelguliidu president meil on, teab keegi, kes on see alaliitud olemas? On olemas. No, on olemas, nii. Võtab Kersti Kaljulaid, võtab, ütleme, Jaan, mina olen nüüd Kersti, sina oled see kelguliidu president, tere Jaan, nii, tule nüüd siia istuma, nii, mis on nüüd vaja, meil on vaja seda. Nüüd olümpiakomiteel oma mingi sponsorite ring. Nii, lepime kokku, noh näiteks Urmas Sõõrumaa näiteks, ma ei tea, jäi edasi minu arust ikkagi ju. Ei jäänud, no okei, no võta lihtsalt järgmised, no ma ei tea, Olümpikasiino, ükspuha, kes seal on need sponsorid. Lähme nüüd, lepime kokku, lähme sinna, räägime selle juttu ära, meil on vaja näed ekstra toetust selleks, et siin need 2 tüdrukut saaksid kelguga mäest alla lasta. Nii. Ja see ongi nagu, kui sa oled oma olümpiakomitee presidendi nii-öelda selle nagu prestiižiga lähed sinna, no siis on see raha võimalik saada, ma arvan. Aga sa pead nagu aitama ka sinna. Loomulikult see ei ole nii, et nüüd nagu kõik tulevad, et ma ei tea, kergejõustikuliit tuleb, et meil on seal see praegu, ütleme, 25 on raha olemas, aga 26 või 27 on rahatud, eks ole. No, sellel on veel teivast vaja ja sellel on midagi muud vaja. Et see ei ole nii, aga praegu on konkreetne lugu. Me kõik saame aru, et kelguliit on ju mingi naljaliit, et see ei ole nagu mingi päris asi nagu. Et seal on nii väike, seal ei ole mingit toetajaid ja nii edasi. Vaat selliste asjade toetamiseks peab EOK astuma samme, seda enam, kui on olemas sportlased, kes on olümpiakursil. Ja ei saa öelda nii, et meil on reeglid, midagi pole teha. Siis on reeglid, mille koju siis, kurat, kui midagi teha ei ole. Väga lihtne. Nii, Peep, las ma nüüd võtan ka sõna, eks. Olümpiakomitee presidendid ja need juhid on kogu aeg rääkinud, et riik peab ühel hetkel otsustama, kas meil on vaja tippsporti või ei ole. Aga selleks meil ei olnud vaja neid presidente vahetada seal, aparatuure vahetada. Oota, kuule nüüd. Siit lähtuvalt on minul ka küsimus. Kallid EOK juhid, kas meil on vaja skeletonisõitjat ja kelgutajat olümpiale või ei ole? Väga lihtne küsimus. Ja olgem ausad, medaleid nad ei võida. Kui neid ka seal olümpial ei ole, siis maailm kokku ei vaju, selge see. Aga nüüd on teie enda otsustada, kas meil on neid seal olümpial vaja või ei ole. Ja kui te ütlete, et ei, meil ei ole neid olümpial vaja, vaadaku ise, kui ne hakkamad saavad, siis nii ongi. See on teie otsustada. Kes veel saab otsustada? No jaa, nende asi on ikkagi otsustada nii, et nad ikka oleks seal. Ei, olümpiakomitee peaks olema huvitatud sellest, et meie olümpiadelegatsioon oleks ka võimalikult see on sinu arvates. Ja see on õige arvamus, see ei ole mitte mingi minu arvamus, vaid see on absoluutselt õige arvamus. Ja kes arvab valesti, et võivad sealt Pärnu maantee viadukti, mis kuradi 8. või kus korruses on, allapoole tulla sealt, vaadata, mis nagu päriselt maailmas toimub siis. Ja, aga see on nende EOK otsustada. EOK otsustada, kas meil on vaja. Normaalne otsus, Ei, aga nende jaoks on normaalne see, et meil on vaja minna. Tegutseda on vaja. Ma ei ole ühtegi tegu veel näinud. Ühtegi tegu ei ole veel näinud. Ainult juttu olen kuulnud. Kas te olete näinud arvamanda tegu või? Ütle mulle. Ei, ma rohkem kuulama seda õige arvamus ja vale arvamus on ka olemas. No see on ka selge, sa tead seda. Nii. Ei, vasta mulle küsimusele. Kas sa oled näinud mõnda EOK tegu, mis on teid midagi paremaks? Kuule, oota. Las Tarmo vastab. Ei, no las ma mõtlen selle peale. Ma pean prauti vastama sellele. Mingid kardinaalseid muutusi ma pole näinud otseselt. No aga ei saa ju nii kiire. Strateegia dokument alles välja töötada. Sügisel ju jumal hoidku. Terve korvpalli hooaega mööda näinud selle aja jooksul, kui seal uut presidenti on olnud juba. On ju? Mis see oli? Oktoober, november, millal see oli? No jaa, aga ei saa kõike nii kiiresti. No
nii, vahetame miks sa ei vaja teemasid. trügida sinnes, kui midagi tehti? Vahetame teemasid. Küll oli väga kiiresti vaja tegutseda Elisabeth Pihelal kergejõustiku sise-Euroopa meistrivõistlustel, kui siis enne võistlust ooteruumis selgus, et üsna hiljuti on muudetud inventari reegleid ja tema naelikute all olevad naelad on liiga pikad. Aga mis see on siis? Viil kätte ja... Ei, mis viil? Sinul on ju vanad ka naglid olnud, eks ole? Ai, absoluutselt. Naglidega kooskes alati see potike, kus see erinevad pikkustega naelad ja see võti. Ja see, ütleme, need paar naglinaela saate ära vahetada, isegi kui võtti ära kadnud, sai näpitsitega neid ka keerata. Ei ole mingi probleem. Ei, aga tal ei olnud neid naelu ja ta pidi soomlannalt laenama. No, see on ju lihtsalt jäme mööda laskmine lihtsalt, et näe. Ja ei, põhimõtteliselt küll. Igal noorsportlasel või sportlasel oli omal ajal see kilekotike naglinaeladega olemas. Sa alati valisid sealt, mõnikord need tulid alt ära ka, kadusid ära, siis pidi see asendama seal ja see oli alati olemas. Ja ei, absoluutselt. Mides küsimus me seal? Miks tekitada enda sellist asjatut stressi lohakusega? Selge, õige arvamus on kõlanud. Aga siia juurde lisame, et meil on Elisabeth Pihelale väga hea meel, sest tegelikult 6. koht väga kihvt. Ja ainu puent antud loos oli see, et võib-olla tuli kasuks isegi see, nagu ta ise ka ütles pärast võistlust, et see aitas igasuguse võistlustressi maha võtta, sest kogu aur läks siis nende naelte vahetamise peale. See keeramine kinni lahti, see ka see stressi maha. Tead, sinna on kurat liiva sisse läinud, seda oli küllaltki raske kruttida teinekord õrne. Kõrgushüppajatel seda muret vast ei ole ja eriti sisehallis. Sealt on kuskilt midagi rooste läinud natukene kuskilt. Sellel tasemel kindlasti. Kas sul on naglid veel alles või? Tead, ma kardan, et ei ole, aga võivad olla. Mul on kollased Adidased. Mul on ka. Kuldsed. Tähendab mustad, aga kuldse selle logoga. Ma isegi mäleta sul neid. Minul olid valge ja sellise punase natuke kirjutud. Me oleme ikka vanad ju ikkagi kerge just kui härjad Tarmoga, ütleme niimoodi. Kerge atleetika. Nii, lähme edasi. Eesti jalgpallis oli siis selline härjad. mida minut edasi siin saates, seda rajumaks Peebu tekst läheb. Minu arust see on otseses mõttes härjad, mõnda ala nagu vaadates, kus härgadel eriti midagi teha pole. Ma olin väga nõtke nagu kasell. Jääd endale kindlaks või? Absoluutselt. Nii, olgu. No ma olen siis parem see härg siis. Nii, järg on tugev kui kasell, ära seda unusta. Aga Eesti jalgpallis juhtus selline asi, et Nõmme Kalju pidi siis mängus Paidega ilma asjata ühe põhimehe välja vahetama, et eemaldatud siis kohalikku, KTM on siis klubi kasvatatud mängija või põhimõtteliselt on maakeel niimoodi, eks ole. Asemel siis tuua uus KTM, et mingi segadus oli siis reeglitega. Ja see segadus seisnes siis selles, et klubi omas aru saama, et ta kindlasti peab, et kuni vahetusi veel on, tuleb mängust lahkunud KTM-i asemele tuua teine KTM, aga nagu siis reeglid täpsustati pärast Jalgpalliliidu poolt selgus, et ikkagi see, et kui toimub KTM-i eemaldamine ja sa jääd vähemusse näiteks siis antud juhul, et siis on okei jätkata ühe KTM-iga. Vot niimoodi, selline sasi pundar seal siis. Ja, aga tegelikult on see, ütleme, igati segane värk selle KTM-idega värkidega ja kuni eile oli meil see mingi tuletõrjeõppus või mis kuradi asi see oli seal. Päriselt oli oht. Nii. Teil majas või? Jah. Ei, seal oli... tegi suitsus ma ei imestaks. Ja, nii, aga seal läks... Lahkunud Jaan Jürine, mitte kunagi lennukis ikkagi jäänud vahele. Tegemist ainsa inimesega, ma tean, kes on lennuki vetsus suistamisega vahele jäänud. Aga okei, seal hästi kiirelt räägin, et seal läksime välja, hakkasime muidugi tarka juttu rääkima. Oota, ma siiski veerutus tagasi lennukite juurde. Ma siiamaani saa aru, miks see suitsukeelu märk siiamaani lennukitest seal üleval on? No mõni hakkab suitsu tegema. Ma ei tea, see ju on teada, et siseruumis seda suitsu teha. Kuule, inimestel on igasugu huvitavaid asju teada. Hakkas ju lõket tegema hotellitoas. Ei peaks mitte Narva jalgpallurid Tallinnas ka hakkad tegema. Kuule, inimestel on väga palju asju teada, mis ei ole okei. Alati ei olnud, kui ma lendan, ma mõtlen selle peale, et see suitsumärk, mis
seal võib ju veel igast märke panna. Kusjuures mina olen... Kas urineerida tohib sinna või? Pange see märk ka siis näiteks. Mina näiteks täiesti pooldaks, kui kõik tänavapostid ja välisuksed pandaks siltidega üle, et näiteks saluudi laskmiseks on ikkagi mingid ette nähtud nagu ajad, on ju, ja mingil suvalisel päeval kell 1 öösel ei ole okei. Näiteks. Peeter Selat, kas juhused tüübid, kes lasevad kell 1 öösel? Siin oli paar nädalat tagasi juhtum, kus laps oli tikksirgena püsti põhimõtteliselt öösel kell 1, keegi ilmselt peo käigus siis otsustas, et nüüd on vaja saluutiga lasta. No peo käigus võib. Selge. Peo käigus võib. Aga mis ka mitte. Kuule, lõpeta ära. Ära hakka. Meil oli ükskord niimoodi, et võtsime napsud, no see oli juba ammu, see oli küll vanasti õhtu, aga peo käigus igast värki võtsime napsu ja siis mõtlesime, paneme nüüd saluuti ka ja oli ka see mingi väike see patarei ostetud ja panime põlema, aga jammis peaga siin tarv, panime tagurpidi, et see saluut õhku endas igal pool laiali, siis ise viskusime seal kuskil kõhul. Täna on naljakas muidugi, aga sellised asjad on lõppenud ka päris traagiliselt muidugi. Aga ka siis oli nalja kui palju. Aga ma selle muu story jätta järgmise saatme alguseks. See oli mingi lugu, jah, õigus. Ei, ma järgmise, see läheb pikaks, aga ma tahan öelda, et mina olen lennanud lennukites, kus tohib teha suitsu. Kui lend kestis üle 4 tunni, siis võis rahulikult lennukis suitsu teha, aga... Oota, mis aasta see oli? Viimati, kui ma lendasin Ameerikas, siis seal oli 1000 või esimest esmakordselt Ameerikasse 89, jah, umbes nii. Aga seal oli eraldatud suitsu võis teha ainult umbes 10 tagumisel istujad, ülendid. Teistele see levinud, eks ole. Aga kas nõukogude ajal, mina nõukogude ajal lennukiga lennanud, kas sina hea mäletad? Kas Vene lennukis tohtis teha suitsus? Ja, seda ka. Aga ma ei mäleta, ma mäletan seda, et seal toodi söögiks seda keedukana. Keedukana. Aga õudne asi muidugi. Ma olen Novosibirskist lennanud ja siis võis teha suitsu. Jutt käis, et kui lend on üle 4 tunni. Nõukogude ajal kõige pikem lend oli Tallinn Odessa ja sealt lendas edasi mineraalne Voodesse, sinna ma edasi lennanud, ma tulin Odessas maha. Ma olen paar korda seda otsa lennanud. Ja loomulikult ma lendasin ka Saaremaale Jak 40, kus tuli saba alt sisse minna. Ja ma sellega olen ka lennanud. Aga ma ei mäleta, kas keegi tegi suitsu. Ei, lühilendul ei tohti, ma ütlesin, kui lend kestab üle 4 tunni. Aga seal oli siis teine asi. Siis nagu kuidagi nagu muutub see suitsu mõju nagu või? Ei, no siis hakkavad kõik ise vaikselt pingi all tõmbama. Nii, aga seal oli teine asi oli ju see, et omal ajal oli ka veel see, et nii kui sa lennukist välja astusid, no tähendab, sa läksid sinna lennujaama sisse, sa võisid kohe lennuki ukse pealt 2 sammu tees, kohe võisid suitsu ette panna. Ja kogu lennujaama kõik see, kõik need, kuhu sa läksid väravatesse igale poole, kogu lennujaam oli nii täis, et seina küljes iga umbes 10-15 meetri peale oli toadoos. Et ühesõnaga lennujaamas rahulikult kõnnid ringi ja... Ei, lennujaamas oli hea, ma arvan, see ei olnud mingi asi. Mis lennujaamas? Tuletan meelde, et me räägime siin KTM-idest küll praegu, aga minule meenub suitsetamisega ikkagi see, kuidas 94. aastal, ei, 95. aastal 15-aastase numbrid sassi, 16-aastase suvereporterina veel nagu ei olnud võib-olla tarmukust piisavalt, aga 3 aastat hiljem Sõnumilehe toimetuses ikkagi päriselt tuli ette võtta siis selline asi, kus siis tuli üritada toonastele korüfeedele lauanaabritele selgeks teha, et siin kontori laua taga nagu tegelikult võiks suitsetamise ära lõpetada. No see oli tavaline. Täiesti tavaline. Sealt 90... mis ma räägin 98-7 aastast kuskil, no sealt nagu päris selleni, et nagu ongi töökohal suitsetamine nagu päriselt keelatud, et ma ei pea seal oma voliliselt hakkama nagu oma kolleegidele selgeks tegema, et kuulge, mulle ei sobi see ega meeldi see, sealt läks veel aasta-paar kindlasti. Ei pea, kui ma olen väike poiss ja kodus olid mingid sünnipäevad ja mingid asjad laua taga, siis kõik ju vanemad inimesed tõmbasid seal suitsu rahulikult. Ei, aga miks töökohal? Suitsetaval inimesel oli suitsetamine inimõigus. Loomulikult tõmbasid suitsu ja kui sulle see suitsuaise meeldi, ole hea, mille tööta õues. Aga mõtleta see, miks nõukogude mees pidi Kurilkasse minema, miks seal võid kasarmus, ütleme, kasarmus vedeled voodil,
ja siis lased rahulikult suitsu. No diidid panid seal. Seda küll, ma räägin nagu ametliku nagu loe põhjal. Ei, aga tegelikult hommikul, kui sa olid Nevalni ja sealt koristasid nagu, siis oli tegelikult seal voodit all seal taga nurgas, kus need vanemad, seal oli neid suitsukonisid piisavalt. Need tõmbasid seal rahul. Kuule, aga... No põnev arutelu sai KTM-ide teema. Mis see KTM-iga siin üldse oli? Ei, no lähme edasi. Ma arvan, asi sai piisavalt selgeks. Kuule, nii kiirelt, korvpall on võrratu ja tõesti EM-finaalturniiril Eesti korvpallikoondis pääses, lähevad Riiga mängima ja tegelikult see oli hämmastavalt kiiret, kuidas need piletipaketid, mis olid, mis ta oli seal esimese paari minutiga olid pooled maha müüdud ja palju see kõikide ostmine läks seal 40 minutit või mingi niuke. Et tegelikult tundub, et see korvpall on küll tõesti hirmus suur asi viimasel ajal kasvanud. Selliseks, nagu ta oli kunagi varem seal 60-ndatel, 70-ndatel. Nii ta on, ega ei olegi suurt midagi lisada sinna, et mis ta siis 2800 paketti vist müüdi nüüd maha esimese hooga, et nüüd jääb oodata siis loosimist ja seda, et siis saab lõplikult selgeks, kui palju neid pakette ja eraldi pileteid veel siis reaalselt märtsi lõpus siis müüki tuleb, et minu suur ootus ka ikkagi on seal 27 märts ja mis sealt siis lõpuks välja tuleb, et noh, mõned päris huvitavad kohad seal loosimisel, mida nagu eriti suure huviga saab nagu vaadata ja oodata, et noh, alustades sellest, kes sealt esimesest rühmast näiteks nendest kõige suuremate seast meile siis tuleb, aga sellest jõuame kindlasti veel rääkida. Kuule, aga laseme nüüd kõlli. Vaadake kell. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ma ütleks nii, et Tarmo ohjeldamatu jutusoov on viid meid selle, et me oleme täna kaks teemat pidanud nagu ära lõikama lihtsalt. Ilmselgelt on see nii. Keegi peab ju süüdi olema ja me võime alati selle hääletusele panna. Õnneks on nii, et teist saadet järjest järgnevas rubriigis mul igasugune jutusoov puudub. Ei jaga enda asja. Ei jaga asja. Ei tunne, jah. Või siis, kusjuures tegelikult ennast analüüsides, siis ma isegi ei saagi aru, mis minuga selles mõttes juhtunud on, et ma siin kuidagi loominguliselt mingisuguse optimismi geeni olen endast leidnud ja kõik need kohad, kus ma olen siin loominguliselt otsustanud, et no küll see hea koht tuleb või positiivne areng on loomulikult lõppenud ka eksimusega, nii et eelmise nädala saldo oli minul 0, Jaanil 2 ja Peebul 1, Ibu karikal ei jõudnud keegi eestlastest poodiumile, sealt sai Peep punkti ja Jaan siis sellest, et Kristjan Ilves ei mahtunud top 8-sse Suuremäe võistlusel ja selle eest, et Tartu tuli siis võrkpalli Kronimet liiga võitjaks. Ma tahtsin ju Pärnut panna, te mõlemad panite Pärnud. Nii, ehk siis üldsaldo on Jaan 11, Peep 9, Tarmo 6, uue nädal esimene küsimus. Kaugel maal, jumal. No, see ebahuvitav mäng. See on pikk. Ma ei tunne mitte mingisugust sükst võistluspinget, kui üks mees on nagu täiesti mängust väljas. Nii, esimene küsimus. Kas Martin Liiv tuleb maailmameistrivõistlustel mõnel alal 8 sekka? 500 ja 1000 sõidetakse neljapäeval. Jah. Peep, jah. Mina ütlen ka, et jah. Aga kusjuures, ma arvan, et 500. Ja ma tahtsin ütelda, täiendada, et 500, kuigi ta ise on nüüd 1000 mees, aga 500 ta parem välja midagi. Selge, ma ütlen ei, kiirust tal ei ole viimasel ajal, ütleb ta ise vähemalt, aga kuidagi peab järele võtma. Nii, küsimus number 2, vormel 1 hooaeg algab ja Austraalia peaks olema meil traditsiooniliselt koht, kus alustatakse ja küsimus on, kas esimese etapi võit, esikoht läheb siis McLareni sõitjale või kellelegi teisele? Ütlen kellelegi teisele. Ma ka ütlen, et kellelegi teisele. Aga mis see küsimus oli? McLaren või keegi teine? McLaren. Selge. Ja lõpetuseks on toimumas siis käsipalli Euroopa meistrivõistluste valikturniir. Eesti on mängimas 2 kohtumist Leeduga ja küsimus kõlab, kas Eesti saab nendest mängudest vähemalt 2 punkti, ehk siis selleks on vaja kas 2 viiki teha või 1 mäng vähemalt võita ja ma ise alustan ja ütlen, et
et ei saa Karl Toomi puudumine. Patrale ka puudu. Ilmselt on päris valus, kuigi ma imetlen loomulikult seda, või no imelik oleks kuulda ka mingist muud lauset Martin Noodla suust, kuidas kõik on nüüd läbi, et Toomi pole näiteks on ju. Jaa, Patral ka puudu muu, et no tema on olnud puudu rohkem. No on puudu küll rohkem, aga ütleme ikkagi ta annaks väga palju ikkagi juurde, eriti seal kaitsefaasis seal nii-öelda. Saavad. Ma ütlen ka, et saavad. Selge, kirjad. Vaata, kolmas küsimus poltki või? Martin Liiv, McLaren ja käsipall ja ma ei tea, kelle aju ei tasu siin nagu teiste ajude kallal liiga palju osatada, ütleme nii. Võib ringiga tagasi tulla. Kontrolli, kas teil on kõik nagu meeles? Ikka. Nii, RR kirjutas meile saate ajal ja ma ütlesin, kuna see nagu oli viimane kiri, siis ma võtsin selle praegu esimesena ette alt poolt, et palun tehke mulle kui TV-ülekannete võikluse selgiks, kui Eestis toimub sisuliselt 2 nädalat ibu etapp laskesuusatamises, kus võistlevad Eesti staarid ja tulevikulootused ja mitmed MM-idel ja OM-idel medalivõitjad, siis ei kanna mitte keegi seda üle. Kas tõesti jääb asi raha taha? No ma ei tea, minu arust nädalavahetusel telesporti nagu nii palju, et see ibu võistlus sinna vahele kuskil polekski mahtunud vist. Tunnistan ausalt, ma ei ole kindel, mis kvaliteedis ibu karikalt üldse telepilti või üldse ülekandepilti toodetakse. Aga okei, seal teleülekandele lisaks saab olla muidugi ka veebiülekanne. Ei tea täpselt, aga jah, mis puudutab nagu suurt pilti, siis ütleme, ega kui rääkida ETV kavast või ETV-de kavast, siis sinna poleks see muidugi kuhugi mahtunud. Jaa, aga teine asi, no mida sealt vaatad, seal on Tuuli Toomingas 10 sekka ei jõue, siis seal oli... Meina vaatajaid oleks jagunud ikka. Jaa, ei kindlasti oleks. Ma saanud koha peal rahvast ikkagi. Aga mind häiris see pagana järelkasv. Ja seal ütleb mulle siis need, et ülejäänud Eesti sportlased ühesõnaga finišisse jõudnud, võeti maha ringiga on sisse saanud, et ütleme väga helge see meie laskesuusa tulevik ei ole. Nüüd sa üldistasid muidugi, et seal ei osalenud üldse kogu järelkasv meil, pluss veel MK oli ka. Ja vaatame nüüd juunioride MM-i sõitjad tulevad ka, vaatame, mis sealt on. Nii, aga Ardo Sanna saatab muidugi lemmik teemal küsimuse, millest me 10 korda rääkinud, aga küll liiga ei tee ja ikka jälle tuleme selle jutu juurde, et miks on koolides ära kaotatud normatiivid? Kas matemaatikas või füüsikas saad ka hindeid vaid osalemise eest tunnis? Et see jutt, et laps võib saada kaaslastelt pilked ja paha meele, kui suuda joosta või hüpata, ei ole argument. Samamoodi võib ta saada pilked ka teistes ainetes, kuna pole matemaatikas näiteks hea. Kas teistes ainetes peab vaeva nägema, et klassi lõpetada? Et riik peaks sisse viima üldised normatiivid igale vanuserühmale ka täiskasvanutele. Mida parem on su füüsiline seisund, seda madalam protsendi makse maksad riigile. No see on ka päris hea idee muidugi. Näiteks Cooperi test või siis saad vastavalt valida omale sobiva ala, milles norm täita. Inimesed oleks tervemad ja ühiskonnale kasulikumad. No, kõik on õiged mõtted, midagi pole ütelda. Peep, ma käisin läinud nädalal, mis see oli siis äkki kolmapäeval või kuskil, no ühesõnaga vahet ei ole, käisin Kohtla-Nõmmel. Ja sa tead miks ju? Ei tea? Kohtla-Nõmmel. No seal on Eesti kõige spordisõbralikum õpetaja. Piret Niglas. Ja tegelikult seal oli 2 asja. Üks see, kuidas ma vaatasin, kuidas see tund toimub, seal oli mingisugune, pakun välja 3-ndikud, 4-ndikudeks. Suusatund staadionil. Nii, väljas sõjas vihma või lörtsi või mingit niisugust asja. Ja pagan panid nagu molekulid selle ringi, niuke suuskadel mängiti palli, kulli, saali, okid, kõik seal lume peal. Jumalast äge oli, kõik lapsed tegid kaasa. Kõik liikusid. Et see oli nii äge, siis ma küsin, et kas siin vanemad kohtusse kaeba, et sa niisuguse ilmaga, seal tõesti lädises vihma kaela. Ta ütles, et see on reaalne elu. Ma olen vanematele rääkinud, et kas ta oleksite sellega nõus, et te kutsute kiirabi ütleb, me ei saa välja sõita, väljas vihma sajab on üks, või siis tuletõrje. Ütles, et see on reaalne elu, lapsed peavad teadma, et on väljas sajabki vihma ja selles tuleb ellu jääda. Aga mis on tähtis, seda ma kirjutan lugu. Ta tegi mulle selgeks mitmed asjad ja ta tegi mulle ka selgeks, miks on praegu liikumisõpetus ja tema on selle poolt.
aga seda sa loed mul artiklis ja siis me võime selle üle vaielda. Kas ta nii-öelda veenis sind ka ümber? Jaa, mind veenis ka ümber. Mind tõesti veenis ümber oma näidete ja kõikide ta on inimene arenguvõimeline. Jaa, oota, aga tead, aga siin kas ta vastab sellele ka siis, miks matemaatikas peab siis... Ei, see ei olnud üldse... Ei, miks? Aga see on sama asi ju. Ei, no, kõik on sama ju. Ja ei, põhimõtteliselt küll jah, aga seal ongi, tead, ma kirjutan selle artikli valmis. Jaan, ei ole eriti lihtne, eriti raske tähendab, ütleme veenda mingites asjades, kui ta käib kellega rääkima, siis ta kohe selle poolt alati. Nüüd, kui sa läheksid näiteks nagu mõne Erki Noolega rääkis, siis järgmise rääkis teist juttu. Jaan, ma tulen nii ammu, et see nii on. Sul mõttes isegi vastu vaielda sellele. Okei. Nii, ja lõpetuseks. Ta on selles mõttes nutikas, et ta ei lähe lähiajal Erki Noolega rääkima. Oi, miks hiljuti just rääkisin temaga ja ilmselt võib olla, et varsti lähen. Et me ei või kirja võtta, ma ühe kirja muidugi võtan ja see on Brandoni kiri ja küsimus on lihtne. Kas ja millal Peep endale kinga annab? Noh. Ei anna, on vastus ja sellega saade lõppenud. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.